Venemaa arvas, et juuni oli põrgu. 2026 aasta, seni halvim kuu ja üks Venemaa halvimaid kuid alates sellest, kui Putin alustas oma sissetungi. See jättis kogu riigi räsituks ja muserdatuks. Donbassi vallutamine tundus kaugemal kui kunagi varem. Vene sõdurid surid massiliselt ning suvine pealetung oli muutunud läbikukkumiseks juba enne, kui see korralikult alanudki oli. Siis saabus juuli ja Venemaa sai teada, et olukord võib minna palju hullemaks. Kuu, mis murrab Putini, on just lõppenud. Ja ometi, täielikult oma illusioonides ekseldes üritab Putin endiselt väita, et kõik läheb plaanipäraselt. Tema fantaasiamaailm on kokku varisenud ja tema on viimane, kes sellest teada saab. 2026 aasta juuni oli Venemaa jaoks täielik õudusunenägu ja selle kuu numbrid kinnitavad seda. Mitte miski ei läinud Putini käsilaste jaoks plaanipäraselt. Kuu lõpuks oli Venemaa kinnisideeline juht läbi kulutanud veel 39 490 oma inimest. See tähistas 2026 aasta esimese poole kõrgeimat taset, kui Venemaa oli juba kaotanud keskmiselt üle 30 000 inimese kuus. Värbamine ei jõudnud järele. Vabatahtlikke registreerus vaid kõigest 24 006, mis tähistas esimest korda sõja algusest, kui Ukraina kõrvaldas rohkem sõdureid, kui Venemaa suutis rindele tuua. Ja Donbassis, mille Vladimir Putin on nõudnud 2026 aasta lõpuks vallutada. Venemaa edasiminek oli nii aeglane, et Al Jazeera teatas, et kui praegune tempo jätkub, kulub Venemaal Donetski vallutamiseks veel 14 aastat. 39 490 sõdurit ja edasiliikumise kiirus vaid 1,03 ruutkilomeetrit päevas oleks igaühe jaoks olnud katastroof. Ja nii see oligi. Aga Venemaa pidi mõtlema, et vähemalt üks helge hetk on see, et asi ei saa enam palju hullemaks minna. Ukraina lihaveski peab mingil hetkel ju kokku jooksma. Võib-olla see juhtub, aga kindlasti ei juhtunud see juulis. Pärast nii halba kuud, et see oleks pidanud panema Putini näo punetama, suutis Venemaa juulis veelgi rohkem kaotusi saada. 1. augustil teatas Ukraina kindralstaap Telegrammis suure numbri. Venemaa kaotas juulis 42 860 meest. See pole mitte ainult 2026. aasta senine rekord. See on Putini jaoks piinlik hetk suvise pealetungi haripunktis, mis pidi murdma Donetski kindlusvööndi. Seda ei juhtu. Venemaa ei jõua isegi lähedalegi. See, mida Putin siin just nägi, on veel üks näide sellest, et tema sissetungi jätkukulud on nii suured, et Venemaa ei suuda seda enam lihtsalt üleval pidada. 42 860 kaotust juulis tähendab umbes 1382 sõdurit, kes iga päev Ukrainas kas hukkusid, said haavata või langesid vangi. See lisandub ka 2026 aasta jooksvale kogusummale, mis on nüüdseks jõudnud 238 650-ni. Me ei saa ka eirata fakti, et juuli kaotuste arv on üle 3000 võrra suurem kui juunis. Seda ei saa seletada sellega, et juulis on üks päev rohkem kui juunis. Siin toimub midagi sügavamat. Kuu järel muutub Ukraina surmavamaks ja ohvrid, mida Vene väed peavad tooma, kasvavad. Numbrid tõestavad seda. Lähme tagasi jaanuarisse. Sel kuul alustas Ukraina oma 2026 aasta kampaaniat võimsalt. Kuu lõpuks oli 31 700 venelast tapetud või muul viisil võitlusest kõrvaldatud. Hea algus aastale, kuid veebruari lõpuks võis Putin arvata, et tal on põhjust rõõmustada. Kaotuste määr langes märkimisväärselt. Veebruaris kaotas Venemaa vaid umbes 26 100 sõdurit. Muidugi, see on endiselt üle poole teise korra rohkem kui kogu kümnendi jooksul Afganistanis. 1980-ndatel kaotati, kuid see oli algus. Arv vähenes. Siiski võivad paljad numbrid olla petlikud. Veebruaril on 3 päeva vähem kui jaanuaril, mis mängis oma rolli. Veebruari kaotuste määraga 932 sõdurit päevas oleks need 3 lisapäeva lisanud kuu koguarvule peaaegu 2800 venelast. See tähendaks, et kuu lõppeks 100 võrra vähem kui 29 000 kaotusega, mis on siiski vähem kui jaanuaris. Kuid mitte nii suure vahega, et Putin võiks hakata tähistama. Kevadeks tundis Putin end üsna enesekindlalt. Venemaal oli ees ootamas suur kevad- ja suverünnak. Karm Ukraina talv oli lõpuks läbi ja see tähendas, et Venemaa sai järgmised 6 kuud või rohkem korraldada tugevamaid rünnakuid Ukraina kindlustuste vastu. Ukraina pidi murduma. Putin oli selles kindel. Kuid Venemaa juht eksis. Märtsis tõusid Venemaa kaotused taas 31 960 nii. Tunduvalt rohkem kui veebruaris ja veidi üle juba niigi absurdselt kõrge jaanuarikuu näitaja. Ja sealt edasi numbrid ainult kasvasid. Aprillis 32 980, mais 33 760. Juunis lisandus igakuiste kaotuste hulka peaaegu 6000. Juulis veel umbes 3000 ja natuke peale. Siin ei ole tegemist üksikjuhtumitega, see on muster. Kuu järel näeme, kuidas Ukraina muutub surmavamaks. Putinit ootab nüüd ees aasta 2026.
mis võib väga lihtsalt tähendada, et Venemaa kaotab detsembri lõpuks 500 000 sõdurit. Kui Ukraina suudab järgmise 5 kuu jooksul hoida sama kurnamismäära, mida nägime juulis, kaotab Venemaa veel 214 300 sõdurit. See tähendab, et peaaegu 453 000 elu on Putini Ukraina kinnisidee tõttu raisku läinud ja kokku üle 1,66 miljoni alates sissetungi algusest. Aga pea meeles seda mustrit. Aastal 2026 on Ukraina igal kuul peale ühe kõrvaldanud rohkem Vene sõdureid kui eelnenud kuul. Venemaa on kaotanud juulis üle 11 000 sõduri, rohkem kui jaanuaris. Kui Ukraina jätkab seda mustrit, pole võimatu, et Venemaa kaotused ulatuvad aasta lõpuks 50 000 sõdurini kuus. See ei oleks juhus. 50 000 kuus on olnud Ukraina plaan algusest peale. Jaanuaris teatas tollane vastne ja nüüdseks endine Ukraina kaitseminister Mihhailo Fjodorov, et 50 000 sõdurit on maagiline number. Kui Ukraina suudaks selle igakuise eesmärgi saavutada, Venemaa ei suudaks enam oma kaotusi korvata ilma kahjustava mobilisatsioonita, mis muudaks Putini tema enda kodumaal sotsiaalselt ja poliitiliselt haavatavaks. Nad käsitlevad inimesi kui ressurssi ja puudujäägid on juba ilmsed, ütles Fjodorov tol ajal. Juuli on seda just tõestanud ja Putini suur probleem on nüüd see, et tal hakkab otsa saama ainus ressurss, mida tal on vaja, et Ukrainale vastu seista. Olgu, Venemaa sõjaväe juhtkond võib mõelda, et ärme lihtsalt maini Putini ees neid tohutuid kaotusi. Ta ei pea teadma ja meil pole vaja juhuslikke aknast välja kukkumisi. Selle asemel näitame Putini jaoks neid hämmastavaid edusamme, mida Venemaa juulis nende ohvrite hinnaga saavutas. Jah, sellest rääkides. Venemaa ühendas oma 2026 aasta seni halvimat kuud nii naeruväärselt aeglase edenemisega, et seda oli vaevu võimalik üldse edenemiseks nimetada. Parim, mida Venemaa saab väita, on see, et ta suutis juulis vähemalt rohkem territooriumi vallutada kui juunis. Ja seda ka vaid 0,19 ruutkilomeetrit päevas. Seda kinnitab Sõjauuringute Instituut ehk ISW, mis teatab, et Venemaa suutis enda kontrolli alla võtta mitte lihtsalt imbuda, vaid tegelikult enda kontrolli alla võtta vaid 37,85 ruutkilomeetrit Ukrainast juulis. Võrdluseks, see tähendab, et Venemaa kaotas umbes 1132 sõdurit iga ruutkilomeetri kohta, mille ta suutis Ukrainast täielikult hõivata juulis. See on vähe. See ei ole küll Venemaa madalaim tulemus 2026 aastal, kuid siiski väga madal. 2025 aasta juulis suutsid Vene väed vallutada 455,74 ruutkilomeetrit. Aasta hiljem pole neil õnnestunud vallutada isegi kümnendikku sellest. Hoolimata sellest, et käimas on suvine pealetung, mis pidi tooma Donetski kokkuvarisemise ja Donbassi langemise. Ja see on veel üks oluline punkt. See suur pealetung, millest me kogu aeg räägime. ISW andmetel pole neil õnnestunud saavutada ühtegi operatiivselt olulist edu. Venemaal pole õnnestunud vallutada midagi olulist. Kindlasti pole nad suutnud kindlustatud vööndit nii tugevasti lõhkuda, nagu Putin ootas. Parim, mis neil on õnnestunud, on saata imbureid Konstantinivkasse, kuid tegelikult on nad hõivanud vaid väga väikese osa linnast. Konstantinivka püsib endiselt ning vööndis on veel 3 veelgi kindlustatumat linna, mis peaksid langema, kui Venemaal õnnestub läbi murda. Muide, pidage see linn meeles, me tuleme selle juurde tagasi. Muutus Ukraina strateegias on mänginud suurt rolli Venemaa probleemides. Mitte ainult juulis, vaid kogu 2026. aasta jooksul. Sihtotstarbelised vasturünnakud on viinud selleni, et Ukraina on tagasi vallutanud territooriumi, eriti lõunas. See sunnib Venemaad suunama sõdureid mujale, kes muidu oleksid saadetud Donetskisse. Ukraina droonide ülekaal nii tapatsoonides, mis ulatuvad kilomeetrite kaugusele rindest, kui ka keskmaa rünnakutes, kus droonid hävitavad Vene logistikat, on Ukrainale tohutu eelis ja Venemaale laastav. Venemaa suur probleem on nüüd see, et kogu nende kampaania on optimeeritud positsioonisõja jaoks. Kuid konfliktis, kus manööversõda on tähtsam kui kunagi varem, ütleb ISW. Ja enne kui me jõuame Putini ja tema illusioonideni, saab Venemaa juulihaavadele veel veidi soola raputada. 3. augustil teatas Kyiv Independent Vene väljaande MediaZone leidudest. Koostöös BBC Vene teenistusega on MediaZone suutnud kinnitada 236 066 venelase isiku, kes on sõja algusest saadik Ukrainas hukkunud. Need arvud jagunevad järgmiselt. 86 600 vabatahtlikku, 26 200 võitlusse värvatud vangist ja 19 000 mobiliseeritud sõdurit. Sellele nimekirjale võib lisada ka ligi 7500 Vene sõjaväeohvitseri. Võib-olla kuulsid just neid numbreid ja mõtlesid, et need kõlavad veidi kummaliselt. Peaaegu nagu need ei klapiks juba jagatud kaotuste arvudega. Sul on õigus. Ja sellel on põhjus. 236 066 hukkunut on vaid need, keda MediaZone suudab kinnitada.
väljaanne ütleb, et tegelik arv on märkimisväärselt suurem, kuna nende info pärineb nekroloogidest, piirkondlikest meediaraportitest, kohalike võimude teadetest ja sugulaste sotsiaalmeediapostitustest. Kui perekonnad, ajakirjandus ja võimud ei räägi sõduri surmast, mis on Venemaal pigem tõenäoline, siis seda ei salvestata ja seda ei saa kinnitada. Ukraina president Volodõmõr Zelenskõi ise ütleb, et tegelik arv on palju suurem. 700 000 surnud venelast. Ajal, mil Ukraina on saavutanud suhte, kus iga lahingus langenud Ukraina sõduri kohta hukkub 14 venelast. Kui sellele arvule lisada veel haavatud ja vangistatud, on lihtne näha, kuidas Ukraina purustab. 2026 aastal igakuiseid kaotuste rekordeid. Ja ikkagi, Putin ei paista sellest midagi nägevat. Pigem vastupidi. Ta väidab, et kõik Ukrainas kulgeb plaani järgi. Tegelikult ei kulge. Ja kohe saate teada, miks Putin on nii hull, et arvab, et Venemaa võidab. Aga enne seda tuletan meelde, et vaatate sõjasaadet. Seda on veel palju rohkem, nii et kindlasti telli kanal ja lülita teavitused sisse, et sa ei jääks millestki ilma. Viime sind 26. juuli kohtumisele, kus osalesid Putin ja Vene mereväelased. Putin kaotas sellel kohtumisel ametlikult igasuguse mõistuse. Lisaks väitis Putin, et Venemaa ei ole Ukrainas mingit agressiooni üles näidanud ning et Venemaad sunniti alustama oma niinimetatud sõjalist erioperatsiooni Lääne ja Kiievi režiimi tõttu. Putin praalis ja raevutses selle üle, kuidas Ukraina langeb, ja see oli alles algus. Muide, ma olen kindel, et varem või hiljem kaotab Ukraina need läänepoolsed alad ja mis kunagi kuulus Poolale, Ungarile, Rumeeniale, läheb samuti tagasi. Varem või hiljem, võib-olla mitte homme, mitte ülehomme, aasta või 2 pärast, 10 või 15 aasta pärast, aga kõik langeb ajalooliselt paika, kuulutas Venemaa juht. Palun, Putin, sul on õnne, kui sul on Donetsk 10 või 15 aasta pärast, rääkimata Poolast või Rumeeniast. Putin väidab, et kõik läheb Ukrainas plaani järgi, kuigi tegelikult see nii ei ole, sest tegelikku agressiooni pole. Välja arvatud see, et on küll, ja see on kõik lääne süü. Ja Kiievi režiim ja... Oota korraks, mul käib pea ringi. See, mida me Putini puhul siin näeme, on täielik enesepettus. Mitte miski ei lähe plaani järgi, aga Putin käitub, nagu kõik oleks korras, ja veelgi enam on tulemas. Ainus küsimus, mida me praegu küsida saame, on see, kuidas Putin saab selliseid väiteid esitada 4,5 aastat pärast sõja algust, mis on Venemaale nii palju maksma läinud. Ja pärast riigi 2026. aasta kõige hullemat kuud. Vastus on lihtne. Putin võib tõesti arvata, et Venemaa võidab, sest tema kindralid valetavad talle silma pilgutamata, et tõde tema eest varjata. Nii väidab ISV ja laseme mõttekojal endal rääkida. Vene põhjarühmitus ja kõrge sõjaväeline juhtkond valetavad tõenäoliselt Kremlile Venemaa edusammude ulatuse kohta Põhja-Ukrainas. Selleks, et toetada narratiivi, nagu Vene väed liiguksid aktiivselt edasi kogu rindel, sealhulgas rindelõigus, mis on olnud peaaegu 2 aastat suuresti paigal, ISDV teatas sellest oma 31. juuli hinnangus Venemaa pealetungi kohta. See, mida me seal näeme, on tõenäoliselt mikrokosmos sellest, mis on toimunud alates hetkest, kui Putin alustas oma sissetungi. See on mees, kes ümbritseb end pugejate ja lipitsejatega. Ta ei peaks üllatuma, et keegi neist ei räägi talle tõtt ja kasutab selle asemel kunstlikult loodud kaadreid ning muid võltsitud infovahendeid, et jätta mulje, nagu Venemaal läheks palju paremini, kui tegelikult on. ISW toob süüdlasteks välja Venemaa põhjakomandöörid. Aga me oleme näinud, kuidas seda valet kasutatakse Putini mõjutamiseks Donbassis. Juuli keskel väitis Venemaa, et on vallutanud Konstantinivka. Võite seda linna mäletada. Kui Venemaad uskuda, on Konstantinivka okupeeritud ja nad saavad liikuda edasi ülejäänud kindlusvööndile. See kõik on vale. Linn on endiselt lahinguväli ja tõenäoliselt jääb see nii vähemalt ülejäänud aastaks. Parim, mida Venemaa on suutnud, on infiltreerumine, kus nad saadavad väikeseid 2- või 3-liikmelisi üksusi, et need läheksid ja peidaksid end Ukraina eest. Need infiltraatorid on peaaegu kogu Konstantinivkas kohal, see paistab tõsi olevat. Kuid infiltreerumine ei ole okupatsioon, mitte mingil juhul. Hajutatud ja isoleeritud infiltraatorite üksused ei saa palju teha, kui nad on oma peidukohtadesse jõudnud. Nad on seal selleks, et oodata toetust või saada Ukraina otsingu- ja hävitusüksuste poolt tapetud. Tavaliselt juhtub viimane. Kui see kõik on plaani järgi, nagu Putin väidab, siis on see plaan naeruväärne. Põhjus, miks Venemaa edasitung on nii aeglane ja verine, seisneb selles, et infiltreerimisstrateegia muudab Vene sõdurid haavatavaks, nii droonidest kubisevatest tapatsoondes liikudes kui ka sihtkohta jõudes. Putin aktsepteerib kaotusi ka seetõttu, et ta tegelikult ei tea neist või usub, et ohvrid on seda väärt, kuna Venemaa teeb kiiret edusamme. Ainus probleem on selles, et see edasiminek on võlts. Venemaa juht, kes on isoleeritud inimestest, kes võiksid talle tõtt rääkida, on nüüd tasakaalust väljas ja on luuludesse takerdunud, mistõttu on temaga võimatu läbi rääkida ja see viib teda lähemale. 500 000 sõduri mobiliseerimisele, sest arvab, et just nemad annavad Venemaale viimase tõuke sõja võitmiseks, hoolimata sellest, et Donetski langemine pole endiselt lähedalgi. Putin on mõistuse kaotanud ja parafraseerides Stanley't sarjast Kontor, aitab Ukraina tal selle kindlasti üles leida. Tegelikkus, mis Putini illusioonid purustab, on see, et juulikuu on Venemaa murdnud.
Putin ei ole tugev juht. Ta on mees, kes pole kunagi varem olnud nii lõksus kui praegu, kinni oma imperialistliku kinnisidee ja hoolimatu eskalatsiooni vahel, mis on Venemaa üldse sellesse kaotusterohkesse tupikusse viinud. Le Lamont ütleb, et Venemaad hoiab nüüd pantvangis putinism ja see on täiesti õige. Ainus, mida Putin on saavutanud alates 2022 aasta veebruarist, on Venemaa täielik isoleerimine läänemaailmast, omaenda riigi majanduse hävitamine ja geopoliitilise mõju kaotus. Nii-öelda eriline sõjaline operatsioon tõestab neile, kes kunagi Venemaale kaitseks lootsid, et Venemaa pole kaugeltki nii tugev, kui ta väidab. Putin on mees, keda valdab kinnisidee. Ta ei suuda mõista Venemaa versiooni, mis peab eksisteerima piirides, mis tõmmati 1991 aastal, pärast Nõukogude Liidu kokkuvarisemist. Nii on ta loonud fantaasia maailma, kus Putin on kuningas ja juhib Venemaad kõigi nende maade tagasivõitmisele, mis temalt ära võeti. Kuid mitte miski sellest pole päris. Reaalsus on see, et juulis hukkus, sai vigastada või langes vangi 42 860 venelast. Tegelikkus on üle 1,4 miljoni inimese, kelle elu on Putini tõttu hävitatud ja see arv kasvab. Kõik selle sõja pärast, mis kestab edasi ja millel näib puuduvat lõpp. Putin on mees, keda juhib ideoloogia ja tema enda moonutatud ajaloo käsitlus. Võib-olla näeb ta juulis toimunud võimalusena, et tema pärandit tähistataks. Need ohvrid jäävad ajalukku, sarnaselt Nõukogude ohverdustega Teise maailmasõja ajal ja saavad osaks Vene mütoloogiast. Jällegi, see kõik on Putini fantaasias ja Venemaa juht eelistab neid illusioone, sest tegelikkus on see, et Ukraina on tugev ja muutub aina tugevamaks. Meie meeskonnad mõistavad, et praegu on meil võimaluste aken. Ukraina on muutunud tugevamaks nii lahinguväljal kui ka õhus ning kõik näevad vastavaid tulemusi, kuulutas Zelenski 9. juulil. Temaga on raske vaielda ja kui Ukraina muutub veelgi tugevamaks, siis tuleb esile selle strateegia geenius. Ukrainal ei ole vaja Venemaa üle võita. Ei ole vaja suruda Putini vägesid nii kaugele tagasi, et nad jõuaksid teisele poole piiri. Ukraina lähenemine põhineb kurnamisel. Muuda sõja hind nii raskeks, et keegi Venemaal, isegi mitte eksituses elav Putin, ei suuda seda enam eirata. Fedorovi poolt jaanuaris Ukrainale seatud kuine 50 000 eesmärk tundub nüüd saavutatavam kui kunagi varem. Venemaa kaotab iga vallutatud ruutkilomeetri kohta sadu, isegi tuhandeid sõdureid. Nii võidab Ukraina. Põhjusta nii palju surma, et Venemaa ei suuda enam jätkata. Juuli oli Venemaa jaoks katastroofiline ning kuigi Putin jätkab oma väikeses mullis elamist ja pobiseb, et kõik läheb plaani järgi, neil vähestel kordadel, kui ta oma punkrist välja ilmub, Vene rahvas näeb oma riigi kokkuvarisemist tulemas. Nüüd ootame augusti lõpuni. On peaaegu vältimatu, et räägime teile veel ühest purustatud rekordist. Ja kui Putin arvas, et kõrgetasemelised sõjalised vangerdused Ukrainas võiksid Venemaale mingit hingetõmbeaega anda, siis ta eksib rängalt. Putini niinimetatud sõjaline erioperatsioon Ukrainas on olnud barbaarne, jõhker ja tappev. Ilmselgelt Ukrainale, aga ka Venemaa rahvale. Kuna Venemaa ei suuda loobuda Nõukogude ajastu taktikast, kus sõdurid on vähe enamat kui kahuriliha, mida ohverdada suurema hüvangu nimel, on Venemaa ära kulutanud juba 1,44 miljonit sõdurit ja see number kasvab. Ja tõenäoliselt ületab see 2026 aasta lõpuks juba 1,5 miljoni piiri. Putinis sõda on Venemaale ränka hinda maksma läinud. Nüüd plaanib Putin midagi, mis laastab kogu riiki. Plaanitad see nii sünget ohverdust, et isegi Stalin pööraks pilgu kõrvale. 500 000 venelast on just saanud hoiatuse, kuna Putin valmistub tegema Ukraina sõjas seni kõige õudsemat sammu. 27. juulil andis Ukraina president Volodõmõr Zelenski hoiatuse, et Venemaa valmistub sundmobiliseerima kuni 500 000 sõdurit. Kõik selleks, et Putin saaks jätkata sõda, mis pole suutnud täita ühtegi eesmärki, mille ta 2022 aastal seadis. See on mobilisatsioon ulatuses, mida selles konfliktis pole veel nähtud, kuna Putin valmistub oma rahvale ütlema, et nad peavad ohverdama veelgi rohkem, kui nad seni on teinud, et tema allutatud Ukraina visioon teoks saaks. Putin ei ole valmis sõda lõpetama, hoiatab Zelenski, ning ta on astunud samme, et võimalikult salaja mobilisatsiooni läbi viia ja vältida oma rahva viha. Ta teeb seda oktoobri alguses, kui me ei tekita talle probleeme logistika, relvade, bensiini, diislikütusega. Ja kui meie partnerid ei kehtesta tema agressiooni eest täielikke sanktsioone, teatas Zelenski. See kuu on oluline. Putin valib selle kindlal põhjusel. 18. kuni 20. septembrini peab Venemaa oma esimesed riigiduuma valimised pärast seda, kui Putin alustas oma sissetungi. Uus Euraasia strateegiate keskus ütleb, et 450 saadikut valitakse nii parteinimekirjade kui ka ühemandaadiliste ringkondade kaudu. Venemaa kasutab neid valimisi ka võimalusena näidata oma väidetavat kontrolli Ukraina okupeeritud territooriumide üle. Hääletamine toimub 11 ühemandaadilises ringkonnas
mille Venemaa on okupeeritud aladel loonud, et jõuliselt sundida Ukraina inimesi osalema Venemaa parlamendiprotsessis. Kuigi nende valimiste eesmärk on näidata jõudu, kujutavad need endast ka riski Putinile. Kuigi ta on alati olnud tehniliselt sõltumatu, on Putinil olnud pikka aega tihedad sidemed Ühtse Venemaa parteiga, mis on Venemaa valitsev erakond. Nendel eelseisvatel valimistel kampaaniat teeb see partei koos Putiniga avalikult esimest korda peaaegu 2 aastakümne jooksul, teatab Financial Times. Putin näitab selgelt, kus on tema tegelikud huvid ja ta soovib septembris Ühtsele Venemaale parimat võimalikku tulemust. Mobilisatsiooni käivitamine valijaskonna seas enne neid valimisi võiks Putini jaoks põhjustada poliitilise katastroofi. Seega ootab ta oktoobrini ja kui tal ja Ühtsel Venemaal on see, mida nad tahavad, sunnib ta veelgi rohkem vastumeelseid venelasi troonidest kubisevale rindele Ukrainas. Putin on juba mõnda aega mobilisatsiooniks valmistunud. Juba 2026 aasta. Veebruaris teatas United24 meedia, et 2025 aasta lõpus vastu võetud seadusandlus on andnud Venemaa kaitseministeeriumile võimaluse kasutada 2 miljoni mehe suurust reservarmeed. Väljaande sõnul on värbamiskeskustes reservväelastele kehtestatud kohustus. Selle uue seaduse võtmeküsimus on see, et see muudab viisi, kuidas Venemaa kasutab reservväelasi. Kremli väitel on alates Ukraina sissetungi algusest reservväelasi kasutatud ainult Venemaa sees olulise taristu kaitsmiseks. Kui tõsi see on raske kindlaks teha. Aga nüüd pole sellel enam tähtsust. 2025 aasta seadus avab ukse, et neid reservväelasi saaks saata Ukrainasse, kui Putin otsustab, et see on vajalik. Mobilisatsiooni alus on loodud. Tänasesse päeva tulles siis Zelenski väiteid peatsest mobilisatsioonist toetavad ka muud sammud, mida astutakse. 27. juulil teatas Militarny, et Putin andis Venemaa kaitseministeeriumile juurdepääsu Venemaa tsiviilregistri andmetele sõjaväelise registreerimise eesmärgil. Jällegi üritab Kreml varjata, mida ta siin teeb. Väidetakse, et see samm on tehtud selleks, et lihtsustada sõjaväelastele ja nende peredele toetuse osutamise protsessi. Venemaa tsiviilseisundi seaduse artiklit 13 on muudetud. See võimaldab kaitseministeeriumil saada teavet tsiviilregistrist. Et kiiresti tagada ettenähtud sotsiaalsed garantiid ja hüvitised sõjaväelastele, veteranidele ja nende pereliikmetele, ütleb Militarny. Kuid selle taga peitub üks konks. Andmeid, millele ministeerium nüüd ligi pääseb, hakatakse kasutama ka sõjaväelise arvelevõtu eesmärkidel. Teisisõnu on Kreml andnud kaitseministeeriumile ning Venemaa rahvuskaardile juurdepääsu tsiviilandmebaasile, mis sisuliselt võimaldab mõlemal reservväelasi üles leida enne sunniviisilist ajateenistusse kutsumist. On veel märke, et Venemaal on tulemas uus mobilisatsioonilaine. Enne selle seaduse muudatuse jõustumist hakkasid Venemaa regionaalsed võimud korraldama koolitusi, et valmistuda massiliseks mobilisatsiooniks. Esimene neist koolitustest salvestati Volgogradis, kuid osalesid ka esindajad Rostovist, Kalmõkiast, Astrahanist ning okupeeritud Krimmi, Luhanski ja Donetski piirkondadest. Nii et kui me otsime vihjeid selle kohta, kus Venemaa tõenäoliselt hakkab sõdureid mobiliseerima, siis oleks just need 7 piirkonda tõenäoliselt hea koht alustamiseks. Samuti teatas UA.News 27. juulil, et Venemaa rahvuskaart on teinud huvitava muudatuse oma tsiviilkaitse eeskirjades. Need muudatused puudutavad Venemaa kaitset ohtude eest mobilisatsiooni, sõjaseisukorra ja sõja ajal. Teisisõnu, Venemaa rahvuskaart tagab, et tal oleksid olemas õiguslikud struktuurid protestide ja teiste niinimetatud ohtude mahasurumiseks, mis võivad tekkida juhul, kui Putin otsustab sõdureid mobiliseerida. Tõendid kuhjuvad. Putin ei ole valmis seda välja kuulutama enne Riigiduuma valimisi, kuid on selgelt valmistumas mobilisatsiooniks, mille kohta ta lubas, et seda kunagi ei juhtu. Tegelikult annab Kreml seda lubadust siiani. Vastuseks Zelenski väidetele on Venemaa Riigiduuma esindajad eitanud igasugust mobilisatsiooni ettevalmistamist. Nende seas on ka Riigiduuma kaitsekomisjoni juht Andrei Kartapolov, kes ütles: "Ma kuulsin, et Zelenski ütles selle kohta midagi, aga ma saan seda seletada ainult sellega, et ta ilmselt nädalavahetusel liialdas, mistõttu tema kujutlusvõime hakkas metsikult tööle." Kartapolov kinnitas seejärel, et Venemaa peamine viis sõjaväelaste täiendamiseks on ja jääb vabatahtlike värbamine, kes sõlmivad Vene sõjaväega lepinguid. Mis sellesse puutub, härra Kartapolov? Juba see, et Venemaa tugineb vabatahtlike värbamisele, annab meile veel ühe märgi, et Zelenski on õigus ja mobilisatsioonilaine on tulemas. Vabatahtlike värbamine ei ole Venemaal 2026 aastal eriti hästi läinud. 4. mail teatas Pravda, et Venemaa oli juba 5. kuud järjest kaotanud Ukrainas rohkem sõdureid, kui suutis uusi värvata, et kaotusi korvata. Ajavahemikus 2025. aasta detsembrist kuni 2026. aasta 26. aprillini Venemaa suutis värvata 148 400 inimest, kuid kaotas 156 735, mis jättis puudujäägiks veidi üle 8000 inimese. The Kyiv Independent pakub erinevaid andmeid, tuginedes Zelenski 25. juuli õhtusele pöördumisele. Need andmed hõlmavad kogu seni kulunud 2026. aastat. Ukraina president ütleb, et Venemaa on tänavu seni kandnud
225 500 kaotust ja värvanud 221 000 inimest. Nii et puudujääk on väiksem, kuid see on siiski olemas. See näitab meile, et Putini värbajad on sunnitud korduvalt ammutama kaevust, mis hakkab tühjaks saama. Venemaa ei seisa veel silmitsi täieliku värbamiskriisiga, kuid kui igakuised surmade arvud jätkavad tõusu, kusjuures juuni püstitas Ukrainas 2026 aastal rekordi. Ainuüksi sellel kuul oli 39 490 Vene kaotust. Juba olemasolev probleem süveneb. Venemaal hakkab otsa saama inimesi, kes on valmis vastu võtma suuri väljamakseid selle eest, et Ukrainas surra, mis muudab Putini meeleheitlikuks. Nii meeleheitel, et ta on kogu mobilisatsiooni ettevalmistustöö juba ära teinud. See, mis järgneb, on peaaegu vältimatu. Teades, et Venemaa kaotused muutuvad üha talumatumaks, üritab Putin ammendada kõik talle kättesaadavad võimalused kuni oktoobrini. United24 meedia teatab, et Venemaa taotleb nüüd, et riiki saabuks 30 000 Põhja-Korea sõdurit ja samast riigist uusi raketilaskeseadmeid. Jällegi pärineb see Zelenskilt, kes väidab, et Venemaa on Voronezhi piirkonnas isegi ette valmistanud rajatised saabuvate Põhja-Korea sõdurite majutamiseks. See on oht mitte ainult Ukrainale. Venemaa aitab Põhja-Koreal õppida sõjapidamist, täiustada oma relvi ja saada tõelist lahingukogemust. Kõik see on oht kõigile Aasias, kes jäävad Põhja-Korea rakettide ulatusse, ütles Zelenski. See võib tõesti olla oht, aga see on ka märk sellest, et Venemaal hakkab tagala positsioonide jaoks omaenda sõduritest puudus tulema. Sellistes rollides on teeninud reservväelased. Võib-olla on ilmunud veel üks märk sellest, et need reservid saadetakse rindele. Kyiv Post lisab, et Venemaa on laiendanud värbamist ka vanglatest uue seaduseelnõuga, mis suurendab potentsiaalsete sõjaväkke kutsutavate inimeste hulka. Venemaa on nüüd nii meeleheitel, et on valmis lisama organiseeritud kuritegevusega ja riigisaladuste väärkasutamisega seotud süütegudes süüdi mõistetud inimesi nende mõrvarite, vägistajate ja narkomaanide hulka, keda ta on oma vanglatest Ukrainasse saatnud. Inimeste saatmine, kes on riigisaladusi väärkasutanud, tundub tõesti tark tegu. Kindlasti pole mingit võimalust, et Ukraina võiks need inimesed kinni püüda ja Venemaa vastu pöörata. Sellest ei piisa kindlasti. 30 000 Põhja-Korea sõdurit moodustavad Venemaa jaoks umbes 1 kuu kaotused. Vanglatest värbamine on juba kasutusel olev taktika ja mõne uue kurjategija tüübi lisamine nimekirja ei mõjuta Venemaa kaotusi nii palju, kui Putin vajab. Ja vabatahtlike värbamise probleem tähendab, et Venemaa on olnud miinuses kogu 2026 aasta ja ka 2025 aasta viimastel kuudel. Mobilisatsioon peab varem või hiljem toimuma. Putin valmistub tegema midagi laastavat omaenda rahva suhtes. Aga kui laastav see saab olema? Ja kas see sunnitud ohverdus on piisav, et Venemaa saaks edu saavutada ja vähemalt Donetski vallutada? Enne kui neile küsimustele vastame, tuletame meelde, et vaadates sõjasaadet. Kui sa pole veel tellinud ega teavitusi sisse lülitanud, siis nüüd on ideaalne aeg vajutada nuppe ja seejärel videole tagasi tulla. Venemaa eesootav mobilisatsioon avaldab 2 peamist mõju. See muudab olukorda rindel ja põhjustab Venemaal suuri probleeme. Alustades rindest, siis Ukrainal pole illusioone. 500 000 sõduri lisandumine on halb uudis. Ukraina kogu strateegia selles sõjaetapis on sundida Vene vägesid ja varustust nii palju kaotusi kandma, et Vladimir Putin oleks sunnitud rahu läbirääkimisi pidama, kuna kaotused on muutunud liiga rängaks. Seda näeme kõiges, mida Ukraina teeb. Ulatuslikud surmatsoonid põhjustavad tohutul hulgal kaotusi. Löögid Venemaa sees kahjustavad Vladimir Putini majandust ja tema sõjamasinat seestpoolt. Ja keskmaa droonidega rikub Ukraina Vene logistikat ja loob võimalusi vasturünnakuteks. Kui Venemaa saadab Ukrainasse 500 000 sõdurit, siis see strateegia ei kao kuhugi. Siiski muutub selle elluviimine palju raskemaks, kuna Venemaa suudab täita rindel tekkinud lüngad, tugevdada kaitset ja visata Ukraina kindlustuste vastu veelgi rohkem elavjõudu. Kui see töötab, nagu Vladimir Putin loodab, see võiks kiirendada Donetski kindlusvöö linnade vallutamist. Kuid Venemaal on probleem ja seda probleemi selgitab Volodõmõr Zelenski. 500 000 sõduri sundvärbamine kõlab Vladimir Putini jaoks paberil suurepäraselt, kuid tekivad suured operatiivsed probleemid, millest paljud on seotud infrastruktuuriga, mida Venemaal on vaja nende sundvärvatute tõhusaks kasutamiseks. Ta ei suuda neid inimesi kiiresti ette valmistada, ütleb Zelenski, ja lisab, see tähendab taas, et ta saadab lahinguväljale halvasti ettevalmistatud inimesi, mis omakorda toob kaasa suuri kaotusi. Putin sunnib komandööre saatma rindele halvasti väljaõpetatud ja ettevalmistamata sõdureid. Kuigi paljud neist, keda Putin mobiliseerib, on reservväelased, on enamik neist saanud vaid põhiväljaõppe ega oma aimugi droonidest kubisevast põrgust, mis neid Ukrainas ees ootab. Neile öeldakse lihtsalt, et pakkige asjad, tehke paar päeva väljaõpet ja siis lähetegi rindele. Ja kui sa arvad, et me liialdame siin, siis mõtle uuesti. Venemaa väljaõppe kohutav tase on juba ammu teada. Juba 2025 aasta. Mais teatas Institute for the Study of War, et Venemaa oli hakanud toetuma lihtsale ja rumalale taktikale, saata vaevu väljaõppinud värvatud rünnakutele.
idee on lihtne. Need värvatud ei suuda rünnakul suurt midagi teha, kuid nad suudavad kuule enda peale võtta ja sundida Ukrainat oma droone kulutama. Surres mängivad nad väikest rolli selles, et aidata Venemaal omaenda verise kurnamissõja abil kindlustusi murda. Veebruar tõi endaga kaasa United24 meediaraporti, mis paljastas, et mõned Vene sõdurid saavad enne rindele saatmist vaid 5 päeva väljaõpet. Venemaa pakub sisuliselt vaid kiirkursust selle kohta, kuidas juba eos lahingukaotuseks saada. Kui kuni 500 000 sõdurit tuleb ootamatult sõjaks ette valmistada, ei suuda riigi niigi pingelised väljaõppekeskused sellega toime tulla. Mobiliseeritud võivad õnnelikud olla, kui saavadki need mõned päevad väljaõpet, mida praegu uustulnukatele antakse. Putinile ei lähe see muidugi korda. Tema jaoks pole mobiliseeritud peaaegu et inimesedki. Nad on lihtsalt kahuriliha, mida ta saab kasutada Ukraina kaitsepositsioonide inimmassiga murdmiseks. Surmad ja vigastused ei lähe Putinile korda. Samuti mitte sõdurite ja nende perede ohvrid kodumaal. Ainus asi, mis Putini jaoks loeb, on see, et ta saab kasutada Venemaa rahvast oma pärandi kindlustamiseks ühena riigi suurtest sõjaaegsetest juhtidest. Aga Putin peaks hoolima ohvritest, mida ta nõuab. Kuigi mobilisatsioon mõjutab tugevalt rindet, võib selle mõju Venemaale endale olla piisav, et lõpetada Putini valitsemine. Viime teid tagasi 2022 aasta septembrisse. Pärast seda, kui sõjaline erioperatsioon ei suutnud Ukrainat nii kiiresti kukutada, nagu Putin väitis, oli Venemaal tõsine probleem. Ukraina võitles kõvasti vastu. Sissetungile saadetud sõduritest ei piisanud, mis tähendas, et Vene sõjavägi vajas uusi vägesid. Osaline mobilisatsioon oli lahendus, millele Putin jõudis. Teatati, et Venemaa kutsus selle osalise mobilisatsiooni käigus välja 300 000 reservväelast. Ja paljud probleemid, mida Zelenski teise laine puhul ette nägi, saidki teoks. Kõigi nende tuvastamine, väljaõpetamine ja hindamine, kes pidid Ukrainasse sisenema, võttis igavikku. Sest protsessi pidurdas bürokraatlikud takistused, mida Venemaa on hiljem püüdnud uute seadustega kärpida. Siiski oli Putini jaoks palju murettekitavam venelaste reaktsioon. See mobilisatsiooni esimene laine toimus ajal, mil toetus Ukraina sissetungile ja Putinile oli veel üsna kõrge. Ja isegi siis 2022. aasta september tõi kaasa protestid üle kogu Venemaa ning Newsweeki andmetel see 50 000 venelasteni, kes põgenesid oma riigist, et vältida sõjaväeteenistust. Nüüd oleme siin, peaaegu 4 aastat hiljem, ja tundub, et Putin plaanib sama teha uuesti, ainult veelgi suuremas mahus. Ainult, et ta teeb neid plaane ajal, mil Venemaal sõjahuvi väheneb koos tema enda populaarsusega. Putini rahvas on praegu Ukraina sõja olukorra pärast pettunud ja me näeme nende pettumust küsitlustest. 1. juuli raportis TVP World teatas, et Ukraina konfliktoloogia ja Venemaa Analüüsi Instituudi läbiviidud küsitlus näitas, et 81% venelastest soovib Ukraina sõja kohest lõpetamist. Sama küsitlus näitas ka, et 1600 küsitletust 73% olid teise mobilisatsioonilaine vastu. Putini toetusreitingud on samuti languses. 20. juulil teatas United24 Media Venemaa avaliku arvamuse uurimiskeskuse viimastest küsitlustulemustest. See keskus, mis on Kremliga seotud ja teeb kõik, et Putini numbreid ilustada, leidis, et vaid 65,1% venelastest kiidab Putini tegevuse heaks. See on 2026. Aasta madalaim tase ja näitab, et venelased on sõjast väsimas, kuigi 65,1% võib tunduda kõrge, tuleb meeles pidada, et see number pärineb küsitlusorganisatsioonilt, mida sisuliselt kontrollib Kreml. Ja paljud Venemaal kõhklevad oma rahulolematust avaldamast, kartes, et neid võib külastada Venemaa salapolitsei. Iga teise maailma liidri jaoks oleks 65,1% toetus väga hea, aga Vladimir Putinile, kes on diktaator ja juhib politseiriiki, on see tohutu märk sellest, et on muutunud ebapopulaarseks. Just sellesse püssirohutünni plaanib Vladimir Putin visata uue mobilisatsioonivooru näol süüdatud tiku. Venemaa majandus on juba kokku varisemas, kuna riigi eelarve puudujääk on jõudnud peaaegu 77 miljardi dollarini, sundides Kremlit küsima keskpangalt laene, et katta Vladimir Putini hullumeelse sõjakulutusi. Töötajate puudus riigis on jõudnud ajaloolisele tasemele, teatas United24 Media 5. juunil, mis teeb välisinvesteeringute ligimeelitamise keeruliseks, kuna puudub garantii, et Venemaa suudab pakkuda ettevõtetele vajalikke töötajaid. Ja nüüd tahab Vladimir Putin lihtsalt kuni 500 000 inimest Venemaalt välja tõmmata, et saata nad Ukrainasse. See on ohverdus, mis on Venemaa jaoks liiga suur. Ja see samm on määratud Vladimir Putini enda vastu pöörduma. On põhjus, miks rahvuskaardi seadusi ümber kirjutatakse ja korraldatakse koolitusi, et tagada Venemaa regioonide valmisolek mobilisatsiooniks. Sellel pole midagi pistmist mobiliseerimisprotsessiga endaga. Vladimir Putin ja tema kaaslased teavad, et mobilisatsioon toob endaga kaasa protestilained, Vene reservväelaste lahkumise ning rahulolematuse uue taseme, mis ületab kaugelt seda, mida nähti septembris. Venemaa inimesed on juba väsinud Vladimir Putini sõjast. Nad on väsinud pereliikmete surmast ja kahjustatud majanduse talumisest, halvatud kütusevarustusliinidest ja pidevatest Ukraina droonirünnakutest, mille eest Vladimir Putin näib neid kaitsta võimetu olevat. Mobilisatsioon oleks Vladimir Putinile poliitiline enesetapp.
ja selle tegemine alles pärast Riigiduuma valimisi ei muuda seda fakti. Aga võib-olla mõtleb Vladimir Putin, et kui juba asi käsil on, siis võib sama hästi lõpuni minna. 19. juulil 2026 teatas Ukraina siseministeerium millestki, mis esmapilgul ei paistnud millegi erakorralisena. Selle päeval avalikustasid nad midagi, mis näis olevat lihtsalt üks järjekordne paljudest meredroonidest, mida Ukraina on alates 2022. aastast kasutusele võtnud. Seekord oli tegemist lahingusukeldujate üksuse poolt ehitatud mehitamata pinnalaevaga, kuid tähelepanuväärseks ei teinud seda paati mitte alus ise, vaid see, kes selle ehitas. Selle üksuse nimi on Omega, Ukraina rahvuskaardi eriotstarbeline keskus. Selle sukeldujate üksus on seesama meeskond, kes oli mõned päevad varem drooni abil hävitanud Vene Su-24M pommituslennuki okupeeritud Krimmis asuvas Sahi õhuväebaasis. Nad hävitasid selle enne, kui lennuk jõudis rünnakumissioonile startida. Inimesed, kes lasid selle Vene pommitaja taevast sadanud relvadega õhku, on samad, kes projekteerivad paate, mis viivad järgmise põlvkonna Ukraina droonid merele. Tahame selles videos keskenduda sellele paadile, samuti sellele, mida see näitab selle kohta, kuidas Ukraina peab mereväesõda väga piiratud mereväega ning mitmeaastasele meredroonide innovatsioonile, mis selle kõik võimalikuks tegi. Pommitaja operatsioon on siin oluline, sest just selle tõttu on selle konkreetse paadi lugu tähtsam kui tavaline nädaladrooni kajastus. Su-24 MID on vaid üks lennukitüüpidest, mida on kasutatud liuppommide heitmiseks Ukraina linnadele ja rindepositsioonidele. Seega on ühe eemaldamine enne, kui see üldse õhku tõuseb, strateegiliselt palju olulisem kui drooni allatulistamine või laeva kahjustamine merel. Kuid see on ka märkimisväärselt raskem. See nõuab, et inimesed pääseksid füüsiliselt piisavalt lähedale tugevalt kaitstud Vene lennubaasile, et töö sisuliselt käsitsi ära teha. Just selline on selle üksuse taust, mis hiljem ehitas ka oma enda meredrooni. See ei ole uurimis- ja arendusmeeskond, kes õpib lahingutegevuse kohta kellegi teise järelaruannetest. See on erioperatsioonide üksus, mis kujundab varustust missioonide põhjal, mille nende enda inimesed just läbi viisid. Alustame sellest, mida Omega meeskond tegelikult ehitas, sest detailid on olulised. Ukraina siseministeeriumi andmetel töötasid selle aluse välja Tuukri grupi enda insenerid koostöös Ukraina tsiviilse IT-ettevõttega, mitte riigi tsentraliseeritud kaitsehankesüsteemi kaudu. Ministeeriumi avaldatud fotodel on näha, et paati käitab Jaapanis toodetud Suzuki päramootor ning sellel on satelliitsideterminal, mis viitab platvormile, mis on mõeldud töötama ja hoidma ühendust juhtidega ka visuaalsest ulatusest kaugemal. Paati kirjeldati otsekoheselt kui emalaeva, mis kannab FPV droone, mis seejärel lendavad edasi vaenlast hävitama. See on kogu kontseptsioon ühe lausega. Seega paat ise ei ole relv, vaid lihtsalt uhke tarneauto, mis vähendab vahemaad sihtpiirkonnani. Seejärel tulevad tegelikud tapamasinad, milleks on end tõestanud FPV droonid, mis peavad startima võimalikult vaenlase lähedalt ja kohale jõudma piisava akuga, et manööverdada ja rünnata. See idee tuli ilmselt Zaporizhzhia sektorist, kus Omega meeskonnad lendasid juba FPV droonidega Vene logistika ja varustuse pihta rindejoone taga. Seel sattusid nad sama probleemi otsa, millega iga operaator selles sõjas lõpuks kokku puutub. Akud viivad drooni ainult teatud kaugusele, enne kui rünnakuks enam voolu ei jätku. Kuid tarnesüsteemiga saab seda ulatust teoreetiliselt palju pikendada. Mereplatvorm lahendab ulatuse probleemi samamoodi, nagu eesmine operatsioonibaas lahendab selle jalaväe jaoks. Mine lähemale enne, kui saadad välja süsteemi kalli ja õrna osa. Rahvuskaart oli väitnud, et neil juba tegutsevad mehitamata süsteeme kasutavad meeskonnad Lõuna-Ukrainas selle laiemapõhjalise lähenemisega. Väikesed paadid koos FPV droonidega, lisaks sukeldujate üksuse enda taktikaline kogemus, Vene sõidukite, soomustehnika, kütuseveokite ja elektritaristu hävitamiseks. Eesmärk on, et niinimetatud tehnoloogia, mis tähendab droone ja kaugjuhitavaid süsteeme, päästaks Ukraina võitlejate elusid ning suurendaks samal ajal Vene vägede hävitamise tempot. Ja üksus ei piirdu ainult rünnaksmissioonidega. Ühes raportis märgiti, et paadi võimalikud versioonid on mõeldud FPV tõrjedroonide kandmiseks, muutes sama kere mobiilseks rannikukaitse õhutõrjesüsteemiks. Siseministeerium ei ole avalikustanud aluse ametlikku nime ega tehnilisi andmeid. Seega tuleks mootori ja side kohta käivaid üksikasju võtta ainult fotodel nähtava põhjal, mitte täieliku spetsifikatsiooni lehena. Kuid paadi eesmärk ei ole ebaselge. Mereväe emalaeva kontseptsioon ei ole tegelikult uus. Ukraina on juba mitu aastat kasutanud FPV-droone kandvaid meredroone, alates mereväe Barracuda süsteemist kuni kaitseluure Katranini.
Uus on aga see, kes neid ehitab. Erioperatsioonide üksus rindel, samad sukeldujad, kes planeerivad ja viivad läbi veealuseid diversioonimissioone Vene lennukite vastu, disainisid ja ehitasid meredrooni koos erasektori tehnoloogiapartneriga, selle asemel, et oodata tavapärast kaitsetööstuse protsessi. See on osa mustrist, mis üha enam määratleb, kuidas Ukraina seda sõda peab. Relvade kasutajatest saavad nüüd nende valmistajad, kõrvaldades hankeprotsessi kihid ja arendades varustust rindel toimuva kiirusega, mitte ministeeriumi tempos. Et mõista, miks see muster on just meresõja puhul nii oluline, peame minema tagasi sinna, kust Ukraina meredroonide programm alguse sai. Sest see on lugu riigist, mis oli täiemahulise sissetungi alguses sisuliselt ilma mereväeta ja jõudis 4 aastat hiljem juhtima üht maailma tähelepanuväärseimat mehitamata meresõja eksperimenti. Kui Venemaa tungis sisse 2022 aasta veebruaris, Ukraina tavapärane merevägi ei olnud Mustal merel tõsiselt võetav tegur. Selle kõige võimekamad sõjalaevad olid sõja alguspäevil juba kas kaotatud või põhja lastud, et hoida neid Venemaa käest eemal. Ja Venemaa Musta mere laevastik, mille baas asub okupeeritud Krimmis, Sevastoopolis, kontrollis tõhusalt merd. See laevastik blokeeris Ukraina sadamaid, ähvardas dessantmaabumistega Odessa lähedal ning toimis ujuva raketiplatvormina, tulistades rakette sihtmärkide pihta üle kogu riigi. Ukraina esimene tõsine vastus oli ristleja Moskva laevastiku lipulaeva uputamine 2022 aasta aprillis, kasutades Neptun-tüüpi laevatõrjerakette. See oli šokk Venemaa mereväe planeerimisele ning esimene vaenlase lipulaeva uputamine pärast Vene-Jaapani sõda. 20. sajandi alguses, kuid see oli ühekordne raketirünnak, mitte korratav süsteem. Ukrainal oli vaja midagi, mida saaks masstootmises odavalt ehitada ilma laevatehaseta. See miski osutus väikeseks, madala profiiliga, lõhkeainet täis paadiks, mis tõuseb vaevu veepinnast kõrgemale, on radaril raskesti nähtav ja veelgi raskem tabada. Ukraina arendajad hakkasid 2022 aasta kevadel projekteerima seda, millest sai Magura seeria. Ja oktoobriks osalesid esimesed prototüüpaadid, mis eelnesid operatiivsele Magura V5-le, reidil otse Sevastoopoli sadamasse, mis on Vene Musta mere laevastiku kodubaas. Esialgne reid kahjustas tollast laevastiku uusimat lipulaeva fregati Admiral Makarov koos miinitraaleriga. Droonid ei uputanud sel ööl midagi, kuid reid tõestas, et kontseptsioon toimib. Mõned odavad mehitamata paadid olid jõudnud sügavale Venemaa kõige tugevamalt kaitstud mereväebaasi Mustal merel. Sealt edasi arenes programm kiiresti. Ukraina sõjaväeluure peadirektoraat ehk GUR sai Magura perekonna peamiseks operaatoriks. Ja 2023 aastaks olid paadid juba kaugel Ukraina rannikust tegutsemas. 2023 aasta mais ründasid ja kahjustasid 3 Magura drooni Ivan Kursi, suurt Venemaa luurelaeva, mis asus 100 miilide kaugusel Ukrainast. Ukraina julgeolekuteenistus ehk SBU tõi välja paralleelse meredroonide perekonna nimega Seababy ning 2023 aasta juulis Seababy. Ligi tonni lõhkeainet täis droonid ründasid Kertši väina silda, mis on füüsiline ja sümboolne ühendus okupeeritud Krimmi ja Venemaa mandriosa vahel. Seababy droone kohandati hiljem meremiinide paigaldamiseks, raketiheidete kandmiseks ning täiendavate Vene laevade ründamiseks Novorossijski lähedal, pärast seda, kui laevastik sinna ümber paigutati. Murdepunkt, mis muutis meredroonid tõeliselt strateegiliseks relvaks, mitte lihtsalt tüütuks segajaks, saabus 2024. Aasta alguses. Jaanuari lõpus uputasid Magura V5 droonid Tarantul-klassi raketikorveti Ivan Novets ja veebruari keskel uputasid nad Raputša-klassi dessantlaeva Cesar Kunitsov. Need olid esimesed kinnitatud vaenlase sõjalaevade uputamised meredroonide poolt mereväe ajaloos. Mitte ainult selles sõjas, vaid üldse. Umbes aasta jooksul pärast esimest Sevastoopoli rünnakut, vastavalt väljaannete andmetele, mis on seda kampaaniat hoolikalt jälginud, Ukraina meredroonide ja raketirünnakute tulemusel oli uputatud või kahjustatud umbes 200 Vene laeva. Ja 2023. aasta jooksul ning 2024. aasta alguses oli Musta mere laevastiku põhiosa Sevastoopolist mitusada kilomeetrit ida poole ümber paigutatud kaugemasse ja esialgu turvalisemasse baasi Novorossijskis. Kuigi see kaitse osutus ajutiseks. See ümberpaigutamine on üks kogu sõja silmapaistamaid tulemusi. Riik, kellel puudub arvestatav merevägi, aitas sundida tuumariigi Musta mere laevastiku suure osa oma traditsioonilisest baasist Sevastoopolis lahkuma, kasutades paate, mis üksikult maksid vaid mõnisada $100 tükk. Isegi taganemine Novorossijskisse ei lahendanud täielikult Venemaa probleemi. Ukraina meredroonid jätkasid oma tegevusraadiuse suurendamist, lõpuks tabades sihtmärke peaaegu 500 miili kaugusel Ukraina kontrollitavast rannikust ning Magura pere jätkas võimekuse suurendamist. 2025. Aasta alguseks Magura V5 droonid, millel oli paigaldatud see, mida Ukraina nimetas Sea Dragoniks. Infrapuna juhitav rakett, mis oli kohandatud vanast Nõukogude R-73 õhk-õhk-raketist, tulistas alla Vene Mi-8 koptereid, mis tegutsesid Krimmi lähedal. Esimene kinnitatud juhtum, kus merepinnal tegutsev droon hävitas õhusõiduki.
Suurem variant, Magura V7, on sellest ajast alates varustatud omaenda õhutõrjerakettidega. See, mis algas improviseeritud kiirkaatrina, mille vööris oli lõhkelaeng, oli umbes 3 aastaga muutunud mitmeotstarbeliseks mereplatvormiks, mis suudab rünnata laevu, tabada maismaa sihtmärke ja turistada alla õhusõidukeid. See võimekuse arengukõver on otsene eelkäija Omega-paadi emalaeva kontseptsioonile. Kui Ukrainal olid olemas usaldusväärsed radarid, vältivad pinnadroonid, mis suutsid avaveel liikudes ellu jääda, oli loogiline järgmine samm lõpetada nende käsitlemine ainult ühekordsete lõhkepaatidena ja hakata neid kasutama teiste süsteemide platvormidena. Merevägi toetas seda avalikult. 2026. aasta juuli keskel demonstreerides mitmekihilist mereväe droonioperatsiooni, kus selle Barracuda droonpaadisüsteem ründas vaatlusposti, samal ajal kui eraldi droone kandev pinnalaev saatis välja luure- ja FPV ründedroone. Paadi pardal olevad droonid saavad oodata, kinnitada sihtmärgi ja anda löögi edasi kiiremini, kui ükskõik milline üheotstarbeline kamikaatselaev kunagi suudaks, mis otseselt suurendab täpsust ja tõhusust. Selle emalaeva trendi teine haru on olnud õhutõrje ja see võib osutuda sõja järgmise faasi jaoks olulisemaks. Aga enne kui me sinna jõuame, veendu, et oled sõjasaate kanalile tellitud, et saada igapäevaseid uudiseid. 2026. aasta aprillis mehitamata Ukraina meredroon tulistas alla Vene Shahed-drooni, kasutades oma pardalt välja lastud püüdurdrooni. Sündmus, mida Ukraina kirjeldas kui maailmas esmakordseks juhtumiks mereplatvormide puhul. See tuleneb sellest, et meredroonid on praktiline platvorm püüdursüsteemide nagu Sting käivitamiseks just seetõttu, et nad saavad paikneda Musta mere ranniku lähedal merel ja kaitsta linnu suundadest ja kaugustest, mida maismaa õhutõrje ei suuda hõlpsasti katta. Ukraina sõjaväeluure juhtkond on samuti kirjeldanud juhtumit, kus Vene rannavalve töötajad püüdsid väikeste tulirelvadega peatada Ukraina meredroonide rühma. Tulistamine ainult selleks, et platvormilt lasti välja FPV-droonid, mis piirasid ümber ja hävitasid mitu asjaosalist Vene sõdurit. Kuid see ei mõjuta ainult merelahinguid. Ukraina emalaeva põhimõte on ilmunud igas valdkonnas, kus nad kasutavad mehitamata süsteeme, nii et see on vaid üks haru palju laiemast struktuursest muutusest. Maismaal kasutas Ukraina 123 eraldi territoriaalkaitsebrigaad. 2026. aasta juuli keskel improviseeritud dessantlaeva 5 kuulipildujaga varustatud maismaa roboti Vene poolt okupeeritud Kimburni säärerannikule Mõkoladživi oblastis ja paigutades selle otse lahingurolli. Väidetavalt oli see esimene kord, kui merel põhinev platvorm toimetas maismaa roboti okupeeritud rannikule, maale pani ja võimaldas tal seal missiooni täita. Õhus kasutavad Ukraina väed raskeid pommitajatüüpi droone, et transportida ühekordseks rünnakuks mõeldud maismaa roboteid järgnevateks löökideks Vene positsioonidele. See suurendab nende maismaa robotite tegutsemisulatust, hoides samal ajal suuremad ja kallimad pommitajadroonid rünnaku ajal Vene õhutõrjest kaugemal. Kui kõik see kokku panna, paadid, mis lasevad välja FPV-droone ja püüdureid, paadid, mis toimetavad maismaaroboteid kaldale, pommitajad, mis viivad maismaaroboteid sisemaale ning sellest kujuneb välja selge doktriin. Ukraina on loonud terve logistilise kihi mehitamata platvormidest, mille ainus ülesanne on viia väiksem, odavam ja kergemini asendatav relv piisavalt lähedale, et sellest oleks mõju, ilma et oleks vaja ohtu seada inimest või kallist varustust. See on ka koht, kus tuleb mängu küsimus, kes selle ehitas. Ukraina droonitööstus ei ole kunagi olnud üks ainus ülalt alla juhitud programm, nagu traditsiooniline kaitsehankesüsteem tavaliselt toimib. See on detsentraliseeritud ökosüsteem, mis koosneb eraettevõtetest, vabatahtlike rahastatud töökodadest ja nüüd üha enam ka eesliini üksustest endist, kes kujundavad riistvara selle põhjal, mida nad on kuude pikkusest tegelikust lahingukogemusest õppinud. Näiteks Ukraina tootjad nagu Frontline Robotics teatavad, et teevad oma droonidele väiksemaid disainimuudatusi kuni 20 korda kuus ning suuremaid uuendusi umbes iga 6 kuu tagant. See on iteratsioonikiirus, mida oleks enamikus lääne sõjavägedes tavapärase kaitsehanke menetluse raames peaaegu võimatu ette kujutada. Omega sukeldujate üksus, kes ehitab koos erasektori IT-partneriga oma paati, sobitub täpselt sellesse samasse kultuuri. Need on need operaatorid, kes teavad täpselt, kus nende FPV-droonidel aku tühjaks saab. Täpselt, kuidas Vene rannikukaitse reageerib madalale ja kiiresti liikuvale kerele ning täpselt, mida sukeldujate meeskond vajab toetusplatvormilt erioperatsiooni ajal. Ja selle asemel, et koostada nõuded ja oodata, kuni keegi teine selle valmis teeb, ehitasid nad selle ise. Ukraina mereväe drooniprogramm on hakanud kujundama ka teiste sõjavägede arusaama sellisest sõjapidamisest, mis on omamoodi märk sellest, kui kaugele on tehnoloogia jõudnud nendest esimestest ebakindlatest prototüübisõitudest Sevastopoli sadamasse. Ameerika Ühendriikide sõjavägi kasutas relvastatud mehitamata pinnalaevu esimest korda lahingutegevuses Iraanis toimunud operatsioonide ajal.
ja enne seda USA erioperatsioonide väed olid Filipiinidel toimunud õppuste käigus katsetanud Ukraina Magura meredroone. Piirkond, kus on oma selge huvi odavate, kiirete ja raskesti avastatavate mereväe ründelaevade vastu, arvestades Lõuna-Hiina mere pingelisi olusid. See kõik ei tähenda, et Magura droonide perekond või selle tuletised saaksid kohe USA mereväe standardvarustuseks. Küll aga tähendab see, et Ukraina loodud operatiivseid õppetunde, kuidas võidelda palju suurema mereväega peaaegu ilma oma enda laevastikuta, uuritakse. Ja vähemalt ühel juhul on neid otse üle võtnud riigi suurim sõjaline toetaja. See on Ukraina jaoks üsna ebatavaline olukord. Enamikus selle sõja valdkondades on Ukraina olnud lääne tehnoloogia ja doktriini vastuvõti rollis. Mereväe droonide puhul on see voog osaliselt vastupidine. Samuti tasub täpsustada, mis Katran ja Barracuda tegelikult on, kuna mõlemat nime kasutatakse selle loo kajastamisel üsna vabalt ja need ei tähenda sama asja. Katranit opereerib Ukraina kaitseluure peadirektoraat ning, nagu Magura perekond, on see peamiselt toiminud iseseisva löögi- ja luureplatvormina. Barracuda kuulub mereväele ja mereväe enda 14. juuli demonstratsiooni kohaselt on see spetsiaalselt ehitatud emavaeva rolli jaoks. Ründab sihtmärki otse oma pardasüsteemidega ning seejärel laseb välja alluvaid FPV droone, et pikendada rünnakut. Omegapaat on oma olemuselt lähemal Barracuda kontseptsioonile kui üheotstarbelisele löögidrooni varajastele Magura variantidele. Esmalt kandja, teiseks relv. Mis eristab seda mõlemast valitsuse programmist, on lihtsalt selle päritolu. Lahinguüksuse enda insenerid töötavad koos erasektori partneriga väljaspool ametlikku hankekanalit. Samuti tasub numbrites näidata, kui kiiresti see ökosüsteem laiemalt kasvab. Ukraina tootis 2025 aastal ligikaudu 10 000 maismaa robotisüsteemi ja sihib 2026 aastaks umbes 50 000, mis tähendab 5-kordset kasvu 1 aastaga. Euroopa Liit on omalt poolt astunud samme, et formaliseerida just sellise tootmisbaasi toetust. 2026 aasta juuli keskel sõlmisid EL ja Ukraina droonilepingu, mille eesmärk on kõrvaldada bürokraatlikud takistused, et Ukraina ja Euroopa ettevõtted saaksid hõlpsamini luua ühisettevõtteid. Ning Euroopa Komisjon käivitas paralleelselt EL Ukraina drooniliidu. See toob kokku ettevõtted, teadlased ja relvajõud mõlemalt poolt. Kusjuures esimene 18 asutajaliikmest koosnev kohtumine toimub eeldatavasti septembris Brüsselis. Ükski neist rahadest ega poliitikaraamistikest ei ehitanud Omegapaati otseselt. See alus sündis ühe sukeldujate üksuse ja Ukraina era-IT-ettevõtte omal algatusel tehtud koostööst. Aga see ongi laiem taust, mille osa see lugu on. Sõjaaja majandus, mis on õppinud käsitlema rindejoone improvisatsiooni kui uut relvade allikat, mitte kui midagi, mida tuleks tsentraliseerida ja aeglustada. Mida see siis tegelikult tähendab Venemaa positsioonile Mustal merel? 2026 aasta suveks. Põhipilt pole palju muutunud pärast seda, kui laevastik taandus Novorossijskisse, kuid surve aina kasvab. Venemaa Musta mere laevastik on olnud sunnitud oma tegevust pidevalt kohandama ning tema võimalused suuremateks operatsioonideks Mustal merel on võrreldes sõja algusega oluliselt vähenenud. Samuti on muutunud ohu iseloom, millega Vene väed sellel rannikul silmitsi seisavad. Varem piisas sellest, kui hoida suuri sõjalaevu eemal mõnest teadaolevast droonide stardikohast. Nüüd peavad Vene planeerijad arvestama väikeste paatidega, mis võivad kanda lõhkelaengut, FPV-parve, püüdurdrooni, maismaaroboti või nende kõigi kombinatsiooni. Neid võib käivitada ükskõik kes, alates mereväe meeskondadest kuni luureoperatsioonide läbiviijateni või iseseisvalt tegutseva erioperatsioonide sukeldujate üksuseni. Just see ettearvamatus ongi tegelik strateegiline eelis, mille Ukraina siin loonud on. Putin arvas, et ta on puutumatu. Kui ta alustas oma niinimetatud erioperatsiooni, oli tal absoluutne kindlus, et Ukraina ei suuda vastu lüüa. Isegi pärast esialgse sissetungi nurjumist ei oleks see Putinile tähtis olnud. Ukrainal polnud kaugmaa relvastust. Konflikt oleks jäänud selle riigi territooriumile, kuhu Venemaa tungis ja sellega oleks asi piirdunud. Kuidas ajad on muutunud? Puutumatu liider on nüüd täiesti haardeulatuses. Ja ühe ainsa drooniga näitas Ukraina just Putinile, et teda võib tabada igal ajal. Viime teid Gelendzhiki Krasnodari piirkonnas. See vapustav mõis, mis avaneb Mustale merele ja mille Putin on muutnud luksuslikuks paleeks, kulutades sellele üle $1 miljardi, et tal oleks koht, kus puhata, peaks olema puutumatu. Maailmale tuntud kui Putini palee on sellel laialdasel mõisal kõik, mida üks hull diktaator võiks iial vajada. Varem on see palee olnud täidetud kõige luksuslikuma mööbliga, mida võid ette kujutada. Suur osa sellest on kingitud Putinile nende oligarhide poolt, kelle ta on võimule tulles rikkaks teinud. Ühel hetkel töötas selle uhke hoone ehituse ja renoveerimise kallal umbes 1500 inimest. Siil oli Jaapani aed, põrandaga samal tasapinnal bassein ja tohutu jõusaal, mis oli peaaegu täielikult marmorist. Tõsi, see oli põhimõtteliselt kipsplaadist tehtud ja hilisematel aastatel kattus osa sellest koleda rohelise hallitusega. Aga kui midagi, siis see lihtsalt tõestab, et Gelendzhik oli tõesti Putini palee.
väljast muljetavaldav, aga seest mädanenud. See palee oli monument aina isoleeritumale maailmale, mille Putin endale loonud on. Hästi kaitstud ja tavalisest venelasest kaugel asuv häärber, eemal kodust. Siin käis Putin lõõgastumas, olles kindlalt veendunud, et keegi ei saa talle palee seinte vahel midagi teha. Siis muutus kõik. 3. augustil tuli uudis, et Ukraina droon kukkus vaid mõne kilomeetri kaugusele Putini paleest. Ukraina polnud otsest tabamust saavutanud. Pole isegi teada, kas palee oli sihtmärgiks. See on ebatõenäoline, sest väidetavalt tulistati alla droon, mis kukkus alla vaid 300 meetri kaugusel rajatisest, mida on seostatud Vene raketitootmisega. See tundub olevat tõenäolisem sihtmärk. Kuid Putini jaoks pole see rajatis ega ka 6 hukkunut ja 40 haavatut, kelle elu lõppes või muutus, kui Venemaa tegi hullumeelse otsuse tulistada Ukraina droon alla rahvarohke rannakohal, olulised. Putini jaoks on oluline see, et see üksainus droon oleks võinud ta tappa. See toodi alla vaid 24 kilomeetril kaugusel Gelendzhikist, näidates Putinile lõplikult, et isegi kõige paremini kaitstud Venemaa nurgad, mille ta on endale loonud, on nüüd Ukraina haarde ulatuses. Ukraina ei pruukinud sihtida paleed, aga see oleks võinud olla ja võib olla igal ajal. Sõda, mille Putin alustas, on nüüd talle lähemal kui kunagi varem. See, mida Putin arvas olevat invasiooni, mis ei too Vene rahvale tagasilööki, on muutunud täiemahuliseks sõjaks, mis ohustab kõiki Venemaal. Poliitilised eliidid Putini juhtimisel selle koletise eesotsas arvasid, et nad on turvaliselt nähtamatu müüri taga, mille lõi Ukraina võimetus neid nende kodudes rünnata. See müür on nüüd kokku varisenud ja Putin on sõnumist väga selgelt aru saanud. Venemaal pole tal enam kusagile peitu pugeda, kuhu Ukraina teda kätte ei saaks. Nagu Kyiv Post teatab, väidab üks Vene kommentaator, et ei ole enam ühte ainsat lahinguväll ja pole ka tagalat, kus saaks lihtsalt varjuda. Venemaal pole kuhugi peitu pugeda. Sellel kommentaatoril on õigus, kuigi Gelendzhikis põhjustas paanikat vaid üks droon. Ja varsti saate teada, kuidas Venemaa reageeris. Tegelikkus on see, et Ukraina on kogunud varu sellest, mida ta sageli nimetab pikamaa sanktsioonideks, mis võivad potentsiaalselt tabada Putinit. Peaaegu kõikjal, välja arvatud Venemaa jäises ja eraldatud Kaug-Idas. Ja isegi see piirkond ei pruugi enam kauaks turvaline olla. 21. juunil avaldas Ukraina president Volodõmõr Zelenski, et Ukrainal on droonid, mis suudavad nüüd lennata kuni 3000 kilomeetrit. Kui ta lubas, et Ukraina hakkab nüüd korraldama igapäevaseid rünnakuid Venemaa vastu okupeeritud aladel. Me ei pidanud kaua ootama, et Ukraina neid kaugusväiteid tõestaks. 7. juulil tuli uudis, et Ukraina oli korraldanud rünnaku Omski naftatöötlemistehasele Siberis, põhjustades suure tulekahju. Igasugune kahtlus, mis Putinil võis olla Ukraina väidete suhtes, hajus hetkega. See oli kauguse poolest rekordiline rünnak, kuna Omsk asub umbes 2500 kilomeetri kaugusel Ukraina kontrollitavatest aladest. Zelenski andis lubaduse. Ukraina droonioperaatorid täitsid selle. See peaks Putinit väga muretsema panema, sest Zelenski on andnud veel ühe lubaduse. 24. juulil pärast Omski rünnakut ja vahetult enne seda ühte drooni, mis on põhjustanud Venemaal Gelendzhikis paanikat, Zelenski ütles, et Ukraina töötab praegu uue droonitehnoloogia kallal. See tehnoloogia annab peagi Ukraina droonidele võimaluse lennata kuni 5000 kilomeetrit. Ja see uue põlvkonna kaugmaa sanktsioonid ei ole mingi kauge tuleviku kontseptsioon. Üle 4000 kilomeetri ulatuvad droonid peaksid olema Ukraina operaatorite käes 2026 aasta lõpuks ning üle 5000 kilomeetri ulatuvad droonid 2027 aasta lõpuks. Ukraina ei kavatse ka nendele loorberitele puhkama jääda. Töös on droonid, mis suudavad läbida kuni 10 000 kilomeetrit, mis tähendab, et praktiliselt iga oluline Venemaa piirkond on löögi ulatuses. Need droonid ei jõua kohale 2026 aastal. Venemaal tuleb oodata 2027 aastani, enne kui ta peab hakkama tegelema Ukraina relvadega, mis lendavad tema territooriumile sügavamale, kui keegi kunagi arvas võimalik olevat. Ja see ongi asja mõte. Omskist, Gelendzhikist ja igast droonist, mille Ukraina Venemaale saadab. Kõik need rikuvad lepingut, mille Putin kehtestas, kui ta alustas oma niinimetatud erioperatsiooni. Putin müüs oma rahvale maha väga konkreetse lubaduse, kui ta 2022 aasta veebruaris Ukrainasse tungis. Neid ei puudutata. Mitte ühtegi Venemaa osa ei puudutata. Tehing oli lihtne. Toetage Putinit erioperatsioonis ja need venelased saavad tasuks Venemaa ja Ukraina taasühendamise. Koos kogu selle jõukusega, mida lubab hinnanguliselt 15 triljoni dollari väärtuses maavarasid omav riik. 4,5 aastat pärast selle lubaduse müümist peaks Venemaa nõudma raha tagasi. Iga päev lendavad raketid ja droonid Venemaa territooriumile. On elektrikatkestused, veepuudus, õhus on tunda põleva õlilõhna ja palju muudki. Kõik see, mille kohta Putin lubas, et see ei saa kunagi probleemiks. Droon, mis kukkus alla Gelendzhikis, on lihtsalt veel üks näide sellest, et leping on rikutud. Ainult, et see on näide, mis paneb Putini paistma veelgi nõrgemana kui varem. Muretsema ei pea ainult venelased kaugetes piirkondades, kus kaitse on minimaalne. Iga venelane peaks kartma,
sest riigis ei ole enam olemas turvalist tagalat. turvalist Moskvat ei ole enam, kuulutas 18. juuni Euromaidani pressiteate pealkiri, mis ilmus pärast seda, kui Ukraina oli 3 päeva jooksul teist korda rünnanud Moskva naftarafineerimistehast, mis asub vaid kiviviske kaugusel Kremlist. Ukraina on kogu 2026 aasta jooksul rünnanud Venemaa kesknärvisüsteemi, väitis Euroopa Poliitikaanalüüsikeskus 15. juulil. Elektrijaamad, rafineerimistehased, infrastruktuur, sõjaväebaasid ja küttesüsteemid on kõik kaugmaarelvade sihtmärgid, mis on sõda ümber kujundanud ja sundinud Venemaad pidevalt oma sõjalist arvestust ümber hindama. Venemaa 2026 aasta. Tegelikkus on nii kaugel. Putini 2022 aasta. Lubadustest, et see võiks sama hästi olla teises dimensioonis. Ja mis puudutab Gelendzhiki, siis ükskõik milline aura, mis kunagi Putini lagunevad paleed ümbritses, on nüüd ametlikult kadunud. See üksainus droon, mis 3. augustil jõudis Venemaa Musta mere koridori, ei ole esimene, mis on Putini palee ohtu seadnud. 2025 aasta augustis põhjustasid allatulistatud Ukraina droonirusud metsatulekahju vaid 10 kilomeetri kaugusel paleest, mis taaskord näitas, et Ukraina droonid võiksid selle hiiglasliku hoone tabada, kui Ukraina seda tõesti tahaks. Gelendzhiki lähedal teatati veel ühest tulekahjust. 2026 aasta alguses taas drooni allatulistamise tagajärjel. Siiani on Venemaa õhutõrje Putini palee ümber vastu pidanud, kuid seda olekski pidanud ootama. Ukraina pole palee vastu täiemahuliste droonide parve kasutanud. Iga droon, mille Venemaa on alla tulistanud, on olnud üksik mehitamata õhusõiduk, mis tõenäoliselt oli teel mõnele teisele sihtmärgile. Aga Gelendzhik oleks võinud sama hästi olla see sihtmärk. Tulevikus võib Gelendzhik siiski veel selleks sihtmärgiks saada. Ja kui sellest saab sihtmärk, on huvitav näha, kuidas palee kaitse suudab vastu pidada, kui rünnakul on 10 või isegi 100 droone, mitte ainult üksikuid. Üks asi on kindel selle kohta, mis just juhtus Putini palee lähedal. Venemaa on paanikas. Seda näeme rünnakule reageerimisest. See paanika on tõeline ja see on ka põhjendatud. Samas on see läbi imbunud silmakirjalikkusest ning annab meile aimu Putini manipuleerivatest meediavõtetest, samuti hirmust, millega ta nüüd iga päev elab. Aga enne kui sellesse sügavamalt sukeldume, tuletan meelde, et vaatate sõjasaadet. Kui te pole veel tellinud, siis nüüd on ideaalne aeg vajutada nuppu ja lubada teavitused, et ei jääks ühestki videost ilma. Venemaa reaktsioon sellele, mis juhtus Gelendzhikis, oli täpselt selline, nagu võiks oodata pärast seda, kui kuulsid, et Ukraina drooni tõttu said tsiviilisikud kannatada. Ilmus võimalus kujutada Ukrainat halva tegelasena. Venemaa välisministeerium haaras sellest võimalusest mõlema käega kinni. Ukraina oli asunud rahvusvahelise terrorismi teele, teatas pressiesindaja Maria Zahharova. Terroristlik jõuk oli haaranud kontrolli Ukraina riigi üle ning lääs oli selle terrorismi toetamisel kaasosaline. On põhjus, miks sõna terrorist nii sageli korratakse. Venemaa tahab selle narratiivi oma rahvale pähe taguda, sest Ukraina kujutamine terroristliku riigina, mis ründab tsiviilisikuid, toetab Putini õigustusi tema sissetungile. Venemaa pidi alustama sõjalist erioperatsiooni. Ta pidi jääma Ukrainasse ka siis, kui sai selgeks, et esialgne sissetung oli läbi kukkunud. Need ukrainlased üritavad tappa kõiki venelasi ning ainult vapper Putin ja Vene armee saavad teid päästa. Silmakirjalikkus on täiesti uuel tasemel. Ja tegelikkus sellest, mis Gelendzhikis juhtus, on hoopis teistsugune. Te olete sellest juba aru saanud, kui mäletate, mida me teile varem rääkisime. Ukrainal oli selgelt sõjaline sihtmärk. Rajatis, mis teenindab Venemaa rakettide tarneahelat. See asus vaid mõne meetri kaugusel kohast, kuhu Ukraina droon maha kukkus. Mis puudutab drooni ennast, siis selle tulistasid alla Vene õhutõrjejõud. Ja mis puudutab seda tulistamisotsust, siis Andrii Kovalenko, kes juhib Ukraina desinformatsiooni vastast keskust, oli Venemaale öelda nii mõndagi. See oli Venemaa õhutõrjejõudude töö, kes tulistasid drooni alla puhkajatest tulvil rannakohal. Ning Vene võimude haledad pingutused, kes sageli varjavad õhuhäireid või ei tee kõike vajalikku, et selliste häirete ajal venelaste turvalisust tagada, teatas Kovalenko. Märgib, et Venemaa tegi teadliku otsuse tulistada Ukraina droon alla rahvarohke rannakohal ning et Ukraina ründab ainult sihtmärke, mis kuuluvad Venemaa sõjatööstuskompleksi või aitavad muul moel Putinil oma sõda rahastada. CNN-i analüüs Ukrainast pärit drooni allakukkumise videost näitab, et vahetult enne drooni maandumist on kuulda automaatrelvade tuld vähemalt 3 relvast. Ukraina droon pöördub seejärel kõrvale ja sööstab randa, kuna selle trajektoori üle kaotatakse kontroll. Venemaa tegi selle iseendale, kuid väidab, et tegemist on terrorismiga. Keskendugem korraks selle silmakirjalikkusele. Venemaa väidab, et Ukraina on terroristlik riik, kuna Venemaa tulistas rahvarohke rannakohal alla Ukraina drooni. Parimal juhul on tegemist Vene õnnetusega, mida kasutatakse Ukraina mustamiseks. Halvimal juhul tulistas Venemaa selle drooni tahtlikult alla, andmata mingit hoiatust läheneva ohu kohta, et see võiks põhjustada ohvreid, mida saaks Ukrainale süüks panna.
Igal juhul ei põhjustanud Ukraina neid ohvreid tahtlikult. Seda ei saa aga öelda Venemaa ja tema kaugmaa rünnakute kohta Ukraina vastu. ÜRO inimõiguste ülemvoliniku büroo andmetel on Venemaa tapnud ajavahemikus 24. veebruar 2022 kuni 30. juuni 2026 16 431 Ukraina tsiviilisikut. Veel 48 613 tsiviilisikut on saanud vigastada, paljud neist Venemaa rakettide ja droonide tõttu. Tegelikult vaid mõned päevad enne Gelendzhiki sündmusi korraldas Venemaa ballistilise raketirünnaku Kiievi vastu, milles hukkus 9 inimest ja 10 said vigastada. See ongi erinevus Ukraina ja Venemaa vahel. Ukraina sihib sõjalisi sihtmärke, tsiviilohvrid on õnnetusjuhtumid. Venemaa sihib teadlikult tsiviilisikuid. Ta on seda teinud alates sissetungi algusest ja ta jätkab seda. Sest Putin usub, et hirmu külvamine Ukraina tsiviilelanike seas võib panna nad pöörduma Zelenski vastu ja Venemaad aktsepteerima. Kuid Zaharova nimetab terrorismiks seda, mis juhtus Putini palee lähedal, kõlavad need sõnad veel õõnsamalt kui Kevin Bacon mõnes odavas 2000-ndate ulmefilmis. Venemaad ei saa lihtsalt tõsiselt võtta, kui ta sooritab tahtlikult jõledusi, mida ta isegi ei püüa õigustada. Putin on sõjakurjategija, see on täiesti selge. Aga see, mis just juhtus Gelendzhikis, näitab ka, et mees, kes kunagi pidas end puutumatuks, võib nüüd saada tabamuse igal hetkel. Ja see teeb Putini väga hirmunuks. Kurjategija, kes on pidevalt jooksus ega saa oma maal vabalt liikuda, sest ta teab, et ühel päeval võivad Ukraina droonioperaatorid teda tõesti sihikule võtta. On veel üks põhjus, miks Venemaa on olnud nii kiire süüdistama Ukrainat viimases juhtumis, mis tegelikult polnud Ukraina süü. See pole ainult sellepärast, et Ukrainat terroristlikuks riigiks tembeldada. Vladimir Putin kasutab Gelendzhikis juhtunud propagandana, püüdes veenda maailma, et Ukraina üritab teda aktiivselt tappa ajal, mil ta on Venemaa president. Me teame seda, sest Vladimir Putinil on selliste asjadega varasem kogemus. 2025. aasta lõpupoole väitis Venemaa, et Ukraina oli korraldanud droonirünnaku Vladimir Putini residentsile Novgorodi põhjaosas. Venemaa läks selle väitega lõpuni välja. Venemaa avaldas isegi kaadreid, mis väidetavalt näitavad Ukraina droone, mis on residentsi lähedal maha tulistatud. Kokku väitis Venemaa, et Ukraina oli Vladimir Putini kodu pihta saatnud 91 kaugmaadroonit. Kaadritel tulistati alla vaid 1 või 2 drooni ning droonide allatulistamisest videot ei olnud. Vandenõuteooriatele kalduvad inimesed võisid kohe eeldada, et Venemaa paigutas Novgorodi Ukraina droonide rusud teistest rünnakutest, et jätta mulje, nagu oleks Ukraina üritanud Vladimir Putinit tappa. Vandenõuteoreetikud oleksidki õigesti arvanud. Täpselt nii Venemaa näibki teinud olevat. Ukraina lükkas Venemaa väited kohe ümber ja 5. jaanuaril, umbes nädal pärast rünnakut, Ameerika Ühendriikide uurimine väidetava rünnaku kohta paljastas, et Novgorodis ei olnud tegelikult mingit Ukraina rünnakut toimunud. President Donald Trump, kes ütles alguses, et oli selle rünnaku pärast väga vihane, ütles: "Ma ei usu, et see rünnak toimus. Me ei usu, et see juhtus, nüüd kui oleme saanud kontrollida." Miks see kõik oluline on? Kui Venemaa selle väite esitas, olid tol ajal käimas rahuläbirääkimised. Pärast väidetavat rünnakut ütles Venemaa, et ei saa neid läbirääkimisi jätkata. See kõik oli tahtlik, kuna Putin püüdis kasutada oma väga tõelist hirmu Ukraina droonide ees, et manipuleerida USA'd Venemaa poolele asuma. See ei õnnestunud. Aga nüüd on Venemaal rünnak, mille toimumine Gelendzhiki lähedal on kinnitatud. Putini käsilased ei ole veel seostanud seda rünnakut Putini vastase atentaadikatsega. Kuid rünnak ja Venemaa hukkamõist tulevad just siis, kui levivad kuulujutud, et USA ja Ukraina töötavad välja õhurelvarahu plaani, mis võib peagi jõuda Putini lauale. Meid ei üllataks, kui Putin püüab Gelendzhiki juhtumit kasutada selle plaani tagasilükkamiseks, kui see peaks konkreetseks muutuma. Ainult seekord on mure tõeline. Ukraina droon jõudis tõesti Putini palee lähedale. Putin võib küll püüda seda kõike väänata, kuid tema vastus saab olema terror. See on mees, kes juba elab rünnaku hirmus, olgu selleks siis Ukraina droonid või tema enda siseringi liikmed. On hästi dokumenteeritud, et vähemalt maist alates veedab Putin enamiku oma ajast maa-alustes punkrites varjudes. Väljudes sealt vaid siis, kui tal palutakse teha üks tema üha haruldasematest avalikest esinemistest. Forbes ütleb, et Ukraina droonid on pannud teda punkrites elama, kuna Putin väldib aktiivselt luksuslikke kinnisvaraobjekte, mida ta kunagi koduks nimetas. The Independent ütleb, et vähemalt üks neist punkritest asub Krasnodari piirkonnas, mis juhtub olema ka see koht, kus asub Putini palee. See on peaaegu nii, nagu Putin püüaks jääda nii lähedale oma endisele elule kui võimalik, kuigi ta teab, et ta ei saa seda enam nautida seni, kuni Ukraina sõda kestab. See hirm ongi kogu selle asja mõte Ukraina jaoks. Võib-olla ei sihtinud Ukraina. 3. augustil Putini paleed otseselt, kuid Ukrainale ei valmista mingit muret, et üks nende droonidest jõudis sellele nii lähedale. Nüüd võib see droon olla veel üheks näiteks Vene rahvale, et nende kõva käega juht ei ole see, kelleks ta end väidab. Veel üks murtud lubadus, täpselt nagu sõjalise erioperatsiooni leping. Vladimir Putin peaks olema Venemaa suur kaitsja, mees, kes seisab oma rahva eest ja kaitseb seda iga hinna eest.
see on narratiiv, mille ta on enda ümber loonud juba üle 2 aastakümne. Ja nüüd on see kõik kokku varisenud. Vladimir Putin ei ole tugev mees. Ta on mees, kes veedab oma elu punkrites, tühistab sõjaväeparaade ja piirab oma riigis arutelu, et oma mainet üleval hoida. Vladimir Putini soomus on viimase 4,5 aasta jooksul tugevalt kannatada saanud. Nüüd on vaid üks droon Gelendzhikis sellesse soomusesse veel ühe suure mõlgi löönud. Nüüd teab seda kogu Venemaa. Vladimir Putin võib olla Ukraina sihtmärk igal ajal, kui Ukraina seda soovib. Ja kui ta seda ei ole, võib Ukraina rünnata kogu Venemaa ühiskonna alustalasid. Kõik sellepärast, et Vladimir Putin on väänanud iga ühiskonna aspekti oma kinnisideele Ukraina suhtes alluma. Viimase 300 aasta jooksul on Ukraina sõja suurimaks muutuseks olnud tagasihoidlik FPV droon. Ukraina muutis $500 nelikrootori üheks kõige kardetumaks relvaks rindel ja iga suurem sõjavägi maailmas on viimased 2 aastat püüdnud järele jõuda. Kuid Ameerika Ühendriigid ei vaata enam lihtsalt kõrvalt. Selle asemel on nad hakanud seda aktiivselt üle võtma. See hõlmab taktikaid, doktriini, tootmise põhimõtteid ja mõnel juhul ka tegelikke droonifirmasid ning inimesi, kes selle sõjapidamisviisi Donbassi kaevikutes üles ehitasid. Aga kui me läheme natuke sügavamale, Ameerika Ühendriigid ei kirjuta lihtsalt Ukraina pealt maha, vaid võtavad Ukraina geniaalse idee ja eitavad selle põhjal midagi veel paremat. Alustame siis sellest, kust see kõik alguse sai. Sest me ei saa süveneda sellesse, mida USA praegu teeb, ilma et mõistaksime, mida Ukraina oli sunnitud esmalt leiutama. Kui Venemaa 2022 aastal üle piiri tungis, Ukrainal polnud suurtükiväe varusid, õhujõude ega soomusüksusi, et Venemaaga sümmeetriliselt võidelda. Ukrainal oli meeleheitlik, detsentraliseeritud, äärmiselt loov tsiviiltehnoloogia kultuur ja pakiline vajadus panna Vene sõdurid kartma liikuda. Vastuseks olid esimese isiku vaatega ehk FPV droonid, sellised, millega harrastajad sõitsid lõbu pärast tagaaia takistusradadel või mida kasutati pulmafotode tegemiseks. Kui kinnitad lõhkepea helikopteri külge ja paned sõduri mõne kilomeetri kaugusel kaevikusse videoprillidega, on sul äkitselt täppisjuhitav laskemoon, mis maksab vähem kui enamik teisi olemasolevaid relvi. Ja see relv suudab leida ning võib-olla isegi hävitada tanki läbi metsariba. Ja sõjamajandus, kus droonid domineerivad, mõjutab otseselt arutelusid Pentagoni sees. 2025 aasta aprilliks viitasid mõned hinnangud, et droonid on põhjustanud 80% Venemaa kaotustest. Mõnes rindelõigus ulatub see näitaja isegi 90%-ni. See tähendab, et 90 sõiduki kaotusest on otseselt droonide tõttu. Kaasaegsel lahinguväljal pole praktiliselt enam kuhugi peitu pugeda. Iga tee, iga metsariba, iga kogunemiskoht on millegi väikese, odava ja relvastatu valve all. Muidugi ei ole Ukraina ainus riik, kellel on pidev droonide varu, sest Venemaa on kohanenud ja mõnel juhul teinud droonisõjas märkimisväärseid edusamme. Vene FPV ja kamikaze tüüpi droonid on hävitanud lääne tanke, eriti Leopard 2 A6, mis on otseselt võrreldav Ameerika M1 Abramsiga. Sõja esimesel aastal omistati Ukraina tankide, näiteks Leopardite kaotused peamiselt droonisõjale. See viitab sellele, et kumbki pool polnud tegelikult immuunne selle suhtes, et osa nende kõige tugevamaid struktuure või relvi hävitatakse odavate ja kergesti asendatavate droonidega. Kuid Ukraina ei piirdunud droonide garaažis improviseerimisega. Selle idee ümber ehitati terve tööstuslik ja bürokraatlik ökosüsteem ning võib väita, et see ökosüsteem on olulisem eksport kui droonid ise. Ukraina digitaalse transformatsiooni ministeerium haldab platvormi nimega Brave One, mis on sisuliselt digitaalne turg, kus rindekomandöörid saavad sirvida sadu droonimudeleid ja tellida varustust, samamoodi nagu Amazonist, kusjuures tarne võib toimuda juba nädala jooksul. Ukraina drooniüksused dokumenteerivad oma rünnakuid kaameraga ja teenivad punkte sõltuvalt sellest, kui väärtuslikku varustust nad hävitavad ning saavad need punktid samal platvormil vahetada arenenumate droonide vastu. Kahjustatud seadmed saavad hädavajalikku remonti rindel töötubades tundidega, selle asemel, et oodata nädalaid nagu traditsioonilise sõjaväevarustusahela puhul. Siis tuli rünnak, mis pani kogu maailma Ukraina drooniprogrammi võtma tõsiselt strateegilise relvana, mitte lihtsalt lahinguvälja tüütust. 2025 aasta juunis Ukraina smugeldas sügavale Venemaa territooriumile hulga odavaid FPV droone, peidetuna tsiviilveokonteinerite katustesse, seejärel lasti need kaugjuhtimisega välja 5 Venemaa lennubaasi pihta operatsioonis Ämblikuvõrk. Ukraina ametnike sõnul kasutati rünnakus kuni 117 drooni ja tabati 41 lennukit, sealhulgas 2 TU-95 ja 2 TU-22 strateegilist pommitajat. Mõned Venemaa kõige kallimad ja raskemini asendatavad sõjalised varad. Kahju hinnati $7 miljardile.
Sõltumata tegelikust kahju ulatusest olid sõnum ja tagajärjed selged. Odavad droonid võivad nüüd ohustada strateegilisi objekte tuhandete kilomeetrite kaugusel rindest, ilma et ükski mehitatud lennuk ületaks piiri. Venemaa oli sunnitud kiiresti kasutusele võtma teistsuguse strateegia, et kaitsta oma kaugeid baase, paigaldades mõnel juhul lennukitele katteid, et muuta need satelliidipiltidel vähem nähtavaks. Ja see ei jäänud ainult Ukraina ja Venemaa konfliktiks, sest need taktikad levisid ka teistesse samal ajal toimuvatesse suurtesse konfliktidesse. The Guardian teatas 2026 aasta mais, et Hezbollah on Liibanonis kasutusele võtnud fiiberoptilised FPV droonid, kohandades selgelt Ukrainas välja töötatud tehnikaid, et mööda hiilida Iisraeli elektroonilisest sõjapidamisest. Üks kõige keerukamaid segamiskeskkondi planeedil. Kui USA astus veebruari lõpus omaenda konflikti Iraaniga, vastas Teheran droonide rünnakutega üle kogu piirkonna ning Ameerika ja liitlasväed tulistasid paljud neist alla. Kuid rünnakute tohutu ulatus paljastas, kui raske ja kui kulukas on end kaitsta odavate, toodetud süsteemide eest, kasutades tipptasemel ja kalleid tõrjerakette. Probleem seisneb selles, et varasemad relvad, mida USA kasutas, olid äärmiselt tõhusad lahinguvalmiduse, operatiivvõimekuse ja jõudemonstratsiooni mõttes, kuid need ei olnud kulutõhusad. Võtame näiteks USA kõige tuntuma kaugmaa drooni. 2026 aasta juuliks USA ametnikud väitsid, et Iraanis toimunud operatsioonide käigus hävitati üle 30 Reaper MQ-9 drooni. Nende droonide ühiku hinnaks hinnati viimati umbes $16 miljonit. Kui neid võrrelda odavate ühekordsete droonidega, jõudude tasakaal kaldub selle relva kasuks, mida saab vaenlase pihta visata ilma muretsemata, kas sinu investeering on kaitstud. See ongi peamine erinevus selles, kuidas USA ja Ukraina on oma tegevusi ning vastavaid konflikte juhtinud. Aga kuidas USA siis äkitselt asju muudab? Alustame doktriinist, sest USA armee rebib praegu aastakümneid kehtinud enda mänguplaani tükkideks. Armee staabiülem kindral Randy George ütles kongressile 2025 aastal, et tehnoloogia areneb liiga kiiresti, et jätkata suurte hangete programmidega, mille väljatöötamine võtab aastaid ja mis võivad olla juba kasutusele võtmise hetkel aegunud. Sõjaminister Pete Hegseth allkirjastas samuti 2025 aasta juulis korralduse, mille kohaselt peab iga armee rühm olema 2026 aasta lõpuks varustatud mehitamata süsteemidega. Ja ta ei varjanud põhjuseid, miks Pentagon on siia jõudmisega aeglane olnud, kirjutades, et droonitehnoloogia on olnud suurim sõjaline edasiminek terve põlvkonna jooksul. Selleks ajaks mõned väiksemad muudatused olid juba rakendamisel. 2025 aasta. Jaanuaris alustas armee 3. brigaad 10. mägijalaväediviis. Kasutas Saksamaal toimunud rotatsiooni ajal 144 katsetuslikku drooni, rohkem kui ükski üksus oli kunagi varem õppusele kaasa võtnud. Samuti loodi 3 80-sõdurilist löögikompaniid, mis olid mõeldud tegutsema pataljonidest eespool. Iga üks neist koosnes luureplatoonist, miinipilduja-patoonist ja spetsiaalsest droonipatoonist, mis kasutasid luuredroone, varitsevat laskemoona ning droonitõrjesüsteeme. Üksustele on soovitatud kasutada Andurili Ghost droone, mis suudavad õhus püsida üle tunni ning PVC 100 luuresüsteeme ja Switchblade 600 varitsevat laskemoona, mille lõhkepea on sama, mis Javelini tankitõrjeraketil. Samal ajal kasutavad 101 õhudessantiviisi sõdurid droone, mis on valmistatud 3D prinditud osades. Ja 10. mägijalaväediviisi sõdurid kannavad Skydio XX2D süsteeme oma seljakottides. Armee lõi ka oma esimese ametliku droonikursuse Fort Truckeris, mis on nüüd tuntud kui Fort Novosel augustis 2025. Tegemist on 3-nädalase programmiga, mis ühendab 20-25 tundi videomängu stiilis simulaatoril lendamist praktilise väljaõppega päris süsteemidel. Samuti õpetatakse 3D printimist ja CAD-disaini, sest nende seadmete töös hoidmine välitingimustes tähendab vajadust valmistada osi koha peal. Kursuse juhataja, Captain Rachel Martin, nimetas seda pelgalt järelejõudmise katseks, viidates, et USA on selles valdkonnas maailmas maha jäänud ning see on jõuline katse seda vahet vähendada. Samal ajal armee sekretär Daniel Driscoll on soovitanud, et pataljonid peavad muutuma kompaktsemaks ja lõpetama nii kaugel ettepoole liikumise nagu varem, sest Ukraina poolt näidatud tihedus tähendab, et $10 miljonit maksev tank võidakse leida ja hävitada millegagi, mis maksab vähem kui kasutatud auto. Merejalavägi viib läbi sama muutuse veelgi kiiremas ja ausalt öeldes ka improviseeritumas vormis. 24. merejalaväe ekspeditsioonüksus veetis 3 nädalat Camp Lejeune'is, harjutades Nero Archeriga. Archer on 8-tolise läbimõõduga 4-rootoriga droon, mis on ehitatud El Segundo linnas, Californias, mis maksab umbes $2000 ja mille on heaks kiitnud Blue UAS. See tähendab, et selles ei ole Hiina komponente, mis domineerivad kaubanduslike droonide turul ning võiksid mõjutada tarneahelaid ja potentsiaalset laiemat konflikti USA ja Hiina vahel, isegi läbi vahendajate. Merejalavägi sõlmis ka umbes $17 miljoni suuruse lepingu ligikaudu 8000 Archeri drooni ostmiseks.
Kuid see 3-nädalane intensiivlaager näitab ka seda, kui palju peab USA veel olemasolevate tegijatega võrreldes järele jõudma. Venemaal ja Iraanil on olnud aastaid reaalset lahingukogemust selle oskuse lihvimiseks. Merejalavägi püüab seda õpikäiku 3 nädala peale kokku suruda, sest alternatiiv oleks saata merejalaväelased lahingusse ilma igasuguse vastuseta ohule, mida iga vastane nüüd vaikimisi kasutab. Nüüd tuleb mängu mahuprobleem, sest merejalaväelaste ja sõdurite koolitamine droonide lennutamiseks ei loe midagi, kui droone pole piisavalt, et neid jagada. Kaitseministeerium seadis eesmärgiks viia 2026. aasta lõpuks välja 10 000 FPV droone. Võrdluseks, Hiina ja Venemaa suudavad toota miljoneid aastas. Aga kavandatavate droonide arvu ning nende lennutamiseks vajaliku tööjõu ja väljaõppe vahel on suur erinevus. Kui anda merejalaväele homme miljoneid droone, kõik peale mõne tuhande jääksid lihtsalt riiulile seisma, sest pole piisavalt merejalaväelasi, kes oleksid nende lennutamiseks välja õppinud. Pentagon on sellele kitsaskohale reageerinud, suunates raha mõlema probleemi lahendamiseks korraga. Armee teatas plaanist hankida järgmise 2–3 aasta jooksul vähemalt 1 000 000 drooni. Droonide ülekaaluprogramm viis läbi oma esimese hindamisfaasi, mille hüüdnimi oli Gauntlet. Fort Benningis veebruaris, eesmärgiga paigutada lahinguüksustesse 2027. aasta lõpuks 340 000 väikest ründedrooni. Ja 2027. eelarveaasta Pentagoni eelarvetaotlus eraldas droonide ja vastudroonisüsteemide jaoks $75 miljardit, millest $54,6 miljardit läbib kaitseautonoomia töögrupi. See ei ole enam pilootprogramm. See on Pentagon, kes üritab mõne aastaga üles ehitada sellist droonitööstusbaasi, nagu Ukraina ehitas puhtast vajadusest 1 talvega. Ja kuigi raha on oluline, on Ukraina siiski midagi palju väärtuslikumat. Aga enne kui me sellesse süveneme, veendu, et oled sõjasaate kanalile tellinud, et saada värskeimat teavet Ukraina sõja ning ülemaailmsete geopoliitiliste ja sõjaliste arengute kohta. Ukrainal on teave selle kohta, kuidas droonid täpselt töötavad, milliste süsteemide vastu nad on kõige tõhusamad ning aastatepikkused tegelikud lahinguvälja statistika ja videomaterjalid, mis seda kõike kinnitavad. Nii et Hexet ütles senatile, et ta on isiklikult andnud loa täiendavate Ameerika töötajate viibimiseks Ukrainas just selleks, et uurida droonide lahinguvälja nii ründe kui ka kaitse poolelt. Välisminister Marco Rubio läks Fox Newsi intervjuus veelgi kaugemale, nimetades Ukraina relvajõude Euroopa tugevaimaks ja võimsaimaks sõjaväeks, mis on üles ehitatud uutele taktikatele ja tehnikatele, mis on kujunenud eksistentsiaalse sõjasurve all. Kui Iraaniga seotud droonirünnakud tabasid Lähis-Ida vastusena USA operatsioonidele, pakkus Ukraina tegelikult välja droonide ja drooniekspertide meeskonna saatmise, et aidata kaitsta Ameerika baase Jordaanias. Ukraini president Volodymyr Zelenski ütles samuti, et ta on juba teinud ettepaneku $50 miljardi suuruseks droonitootmise lepinguks USA-ga, mis pole veel ametlikku vastust saanud. Nii et tundub, et USA püüab korraga 2 suunas tegutseda, kasutades kodumaist droonitootmist ning kodumaiste ja välismaiste taktikate kombinatsiooni oma nõrkuste kompenseerimiseks. Kuid üle Atlandi ei liigu ainult taktikad ja personal. Kuigi USA valitsus ei sõlminud Ukraina valitsusega ametlikke droonitootmise lepinguid, on Ukraina droonifirmad hakanud Ameerika pinnal tegevust alustama. F-Drones 2023. Aastal asutatud Ukraina tootja, mis on saanud Ukraina vägedele oluliseks tarnijaks. Sellest sai esimene Ukraina ettevõte, millele Ukraina valitsus andis loa eksportida sõjalisi droonisüsteeme Ameerika Ühendriikidesse. Oma Ameerika haru, Ukrainian Defense Dronesi kaudu, ehitab ettevõte oma esimest USA tehast Hollandis, Ohios. Seda investeeringut toetab otseselt Pentagoni leping, mis on sõlmitud Kaitseministeeriumi droonide ülekaaluprogrammi raames esialgse 2000 FPV drooni tellimuse jaoks. Peamine relv siin on F-Dronesi F-10 ründedroon, mis tõestas end lahingus Ukrainas ja sai seejärel drooni ülemvõimu hindamise esimeses faasis 6. koha. Ettevõte toob kaasa ka oma F-7 droonitõrje Interceptori süsteemi, mis on loodud jälitama ja hävitama Iraani Shahedi odavaid kamikaze droone. See on sama relvaperekond, mis hävitas märtsis Saudi Araabias maapinnal Ameerika lennukeid. F-Drones on samuti üks 48 ettevõttest, kes võistlevad drooni ülemvõimu programmi teises faasis, millelt oodatakse kuni 10 võitjat ja mille käigus võib Pentagon osta veel kuni 60 000 drooni. Aga need on siiski vaieldavalt algaja tasemel numbrid. Ukraina kaitsetööstuskompleks on kasvanud umbes $1 miljardilt enne sissetungi enam kui $50 miljardi praeguseks. Ja riik plaanib toota ainuüksi 2026 aastal üle 8 miljoni mehitamata süsteemi, võrreldes umbes 3000 FPV drooniga, mida Ameerika Ühendriigid suutsid toota kogu 2025 aasta jooksul. Nii et CBS Newsi poolt kajastatud USA ja Ukraina kaitsememorandumi eelnõu läheks veelgi kaugemale, lubades Ukrainal eksportida sõjatehnoloogiat Ameerika Ühendriikidesse ja toota droone ühisettevõtete kaudu koos Ameerika ettevõtetega. Nii et see on loo impordi pool. Doktriin, personal ja nüüd ka tegelikud tootjad.
Aga siin on osa, mis viib meid tagasi selle video algusesse, sest Ameerika Ühendriigid ei kopeeri lihtsalt Ukrainat. On olemas konkreetsed kohad, kus Ameerika inseneritöö, Ameerika tööstusvõimekus ja Ameerika ühendrelvaliikide doktriin on juba valmis võtma Ukraina geniaalse idee ja muutma selle oluliselt surmavamaks. Esimene neist on modulaarne laskemoon, mis on ehitatud olemasolevatest sõjalistest varudest, mitte spetsiaalselt ehitatud lõhkepeadest. Võtame näiteks merejalaväe Nereose Archeri programmi, mille ümber merejalavägi on oma tegevust üles ehitanud. Iga sõjalise laskemoonatükk vajab tavaliselt Kaitseministeeriumi identifitseerimiskoodi, toodikit, mis nõuab põhjalikku tehnilist hindamist ja spetsiaalset tootjat enne, kui sõdurid seda kasutada saavad. See protsess on just selline aastatepikkune bürokraatlik venitamine, mille jaoks Ukrainal pole kunagi olnud aega ja mida Pentagon pole ajalooliselt suutnud kiirendada. Merejalaväe vastus Archeriga oli peaaegu piinlikult lihtne. Võta C4 plastlõhkeaine ja tavaline elektrooniline detonaator. Mõlemal on juba DOD numbrid ja need on juba Ameerika ladudes olemas. Tonni kaupa pakitakse C4 ümbrisesse. Sütik pannakse tagant sisse ja siis keeratakse ette kas jalaväevastane killuketas või vormitud laenguga plahvatuslikult moodustatud läbitungija, olenevalt sellest, kas sihtmärk on jalavägi või soomus. Kuna lõhkepea ise ei sisalda enne kokkupanekut lõhkeaineid, ei vajanud see kunagi omaette DOD numbrit ja merejalaväelased ei pidanud kunagi õppima uut tüüpi lõhkeaine käsitsemist, sest nad harjutavad pidevalt C4-ga. See üksainus lahendus võimaldas merejalaväelastel viia selle relva kontseptsioonist, mis tekkis eelmise aasta jaanuaris, vahetult pärast jõule, kuni lahinglaskmise võimekuseni Camp Legeunis. Veidi enam kui aastaga, väiksema ajaga, kui armeel tihti kulub ühe varuosa järeltellimusest kättesaamiseks. See on selgelt ameerikalik lahendus, kasutades olemasoleva ülemaailmse logistikaahela sügavust ja standardiseeritust, et hangete kitsaskohast mööda minna, selle asemel, et püüda Venemaad ja Hiinat tootmismahtudes ületada. Teine on häirekindel tänu teadlikult vanakooli analoog- ja fiiberoptilistele juhtimissüsteemidele. Ukraina elektroonilise sõjapidamise keskkond Venemaa vastu on üks tihedamaid ja arenenumaid maailmas ja mõlemad pooled on õppinud, et digitaalsed juhtimis- ja kaamerasüsteemid, kuigi teravamad ja täpsemad, kipuvad kohe rivist välja minema, kui neid segatakse. Archeri platvorm kasutab teadlikult analoogkaamerat ja juhtimissüsteemi digitaalse asemel, mis häirete korral halveneb järk-järgult. Selle asemel, et kohe täielikult rivist välja minna, annab see operaatorile veidi rohkem aega drooni koju lennutamiseks või rünnaku lõpetamiseks, isegi vaenulikes elektromagnettingimustes. Tegelikult on Ukraina ja Venemaa väed samal põhjusel jõudnud kiudoptilise kaabliga droonide kasutamiseni, kuna füüsilist juhet ei saa üldse segada, ning Ameerika üksused katsetavad juba sama kiudoptilist lahendust, mille kiudoptilise Archeri variandid avalikustati 2025. aasta lõpus. Sellise vastupidavuse ühendamine Ameerika palju suurema investeeringuga elektroonilise sõjapidamise uurimisse ja signaalluuresse, mis on üles ehitatud aastakümnete jooksul palju suurema kaitse-, teadus- ja arenduseelarvega, kui Ukrainal või Venemaal kunagi olnud on tõeline valdkond, kus USA saab jätkata seda, mida Ukraina alustas, mitte lihtsalt seda kopeerida. Kolmas on autonoomne juhtimine, mis on tegelikult tehisintellekti ja täppistehnika eelis, mida Ameerika Ühendriigid saavad eriti hästi ära kasutada. Ukraina FPV droonid on valdavalt käsitsi juhitavad, mis tähendab, et nende tõhusust piirab üksiku operaatori oskus, kes jälgib analoogvideopilti. Kuid F-Dronesi poolt Ohios ehitatav F7 tõrjedroon viitab sellele, kuhu see edasi liigub. Lahingu lõppfaasis juhib piloot ainult drooni kiirust, samal ajal kui automaatne juhtimine hoolitseb kõige muu eest, võimaldades odaval õhuplatvormil ise sihtmärgile lennata täpsusega, mis ei sõltu inimese reaktsioonikiirusest ega närvidest tule all. Sellise pardal oleva autonoomia ühendamine Ameerika pooljuhtide baasi, arvutinägemise uurimissüsteemi ja palju suurema tarkvarainseneride talendibaasiga, kui seda suudavad kasutada Ukraina või Venemaa, on valdkond, kus Ameerika Ühendriigid võivad täielikult käsitsi juhitavatest parvedest mööda hüpata. Neljas on niinimetatud ühendrelvaliikide dekonflikteerimise distsipliin, mis kõlab ülemäära tehniliselt, aga tegelikult on see üks droonisõja kõige keerulisemaid probleeme ja üks neist, milles USA sõjavägi on 80 aastat harjutanud, et heaks saada. Tuletoetuse koordineerimiseks Ameerika sõjavägi ei käsitle ühekordse kasutusega ründedrooni põhimõtteliselt erinevana F-18-ist, sest mõlemad on surmavad vahendid, mis tuleb eraldada läheduses manööverdavatest liitlasvägedest. Kuid USA-l on juba ulatuslikud meetmed olemas oma teiste õhurünnaku võimaluste jaoks ning sama põhimõte saab kehtida ka droonide puhul. Ja kuna USA on olnud aeglasem droonide laialdaseks kasutuselevõtuks, tegelikult on tal võimalus integreerida droonide kasutamine ühendrelvaliikide doktriini juba algusest peale, mitte lisada seda hiljem juurde. Ja viies ning viimane osa on tööstusbaas ise. Ameerika tootmise ja pooljuhtide tootmise tohutu ulatus ja kaitsesektori kapital, millele Ukrainal ei olnud kunagi ligipääsu. Ukraina rajas sõjaoludes nullist alustades $50 miljardi suuruse droonitööstuse,
See on igas mõttes erakordne saavutus. Ameerika Ühendriigid püüavad kasutada selle tööstuse taga olevaid samu tehnoloogilisi ja innovaatilisi aluseid ning kanda need otse üle oma kodumaisesse sõjatööstuskompleksi. Pea meeles, Pentagoni eelarve mehitamata õhurelvastuse jaoks 2027 aastaks on $75 miljardit. See on 50 korda suurem kui kogu Ukraina tööstus. Kui see tööstusvõimekus tõesti rakendatakse sellises ulatuses, nagu eelarve number viitab, Ameerika Ühendriikidel on võimalus lõpuks Ukrainast märkimisväärselt rohkem toota, eriti arvestades, et neil on juba praegu palju oma prototüüpe olemas. Kuid võib-olla veelgi olulisem on see, USA pole lihtsalt vaadanud, kuidas droone lahingusse viia, vaid on püüdnud neid ka tõrjuda. Ja üks relv, mille nad on välja töötanud, on juba saadetud Ukrainasse reaalseks testimiseks. Kui soovid rohkem teada saada, vaata seda videot. Ja nagu alati, ära unusta tellida Military Show'd, et saada igapäevaseid uudiseid.